Tere õhtust kõigile! Mul on väga-väga hea meel näha nii palju rahvast meie tänasel loengu õhtul sarjast, meie siis selle sügisesest uuest loengusarjast ja Mart Kalm, mees, kes väga suurt ja pikka tutvustamist ilmselt ei vaja, oli nõus siis tulema rääkima esimese Eesti Vabariigi aegse arhitektuuri teemadel, mis on ka tema põhiline uurimisobjekt ja uurimisallikas olnud teiste kõrval. Ma väga lühidalt siiski Mardi kohta selliseid fakte esitaks. Mart siis praegu Eesti Kunstiakadeemia rektor, ühtlasi esimese kunstiajaloolasena ka Eesti Teaduste Akadeemia liige ja asepresident. Ta lõpetas 1984. aastal Tartu Ülikooli ajaloo ja kunstiajaloolasena ajaloo osakonna siis ja 1991. aastal kaitses väitekirja, toona tehti seda Moskvas, arhitekt Alar Kotlist siis kunstiteaduse kandidaadikraadi saamiseks. Ja doktorikraadi kaitses ta siis juba Eesti Kunstiakadeemias aastal 1998 Eesti sõdadevahelise perioodi arhitektuuri kultuurist. Nagu öeldud, on ta uurinud eelkõige siis sellist esimese Eesti Vabariigi aegset arhitektuuri, identiteedi loomist läbi ehitatud keskkonna, toonaseid kõige kesksemaid ja olulisemaid arhitekte, aga hiljem ka nõukogude arhitektuuri, kolhoosi arhitektuuri, suvilatest mitu head artiklit kirjutanud, nii et tema selline uurimisvaldkond on kindlasti väga lai. Kindlasti paljud teavad tema tänaseni peateoseks, võiks nimetada siis Eesti 20. sajandi arhitektuuri, ilmus juba 2001. aastal, ja nüüdseks juba ammu kõik trükid läbi müüdud. Üldse peab ütlema, et kui me vaatasime oma raamatupoes, et mida siis pärast soovitada, et inimesed ostma tormaks, siis on kõik sinu raamatud läbi müüdud, nii et oleks aeg uus kirjutada. Ta on kirjutanud siis monograafia Alar Kotlist koos siin majas toimunud näitusega Pärnu legendaarsest linnaarhitektist Olev Siinmast valmis ka mahukas kataloog Olev Siinmast. Ja 2010 ilmus Mardi koostatuna siis Eesti kunstiajaloo 5. köide, mis käsitleb siis perioodi 1900 kuni 1940. Ja samuti on ta kirjutanud Eesti funktsionalismi arhitektuurijuhi aastal 1998. Eesti teaduse infosüsteem ETIS ütleb, et Mart on saanud alates 1986. aastast kokku 17 erinevat preemiat. Et see on tõesti muljet avaldav. Ilmselt pole kultuurivaldkonnas preemiat, mida ta saanud ei oleks ja kindlasti see kõik on väga asja ette läinud. Ta on lisaks arhitektuurile, aktiivsele arhitektuurikriitikuks olemisele huvitatud ka maastiku arhitektuurist, sisearhitektuurist ja kirjutanud kunsti- ja disainikriitikat, samuti seda eelkõige nooremas põlves. Sageli võtab sõna ka muinsuskaitse teemadel, on kauaaegne kultuurimälestiste ekspertkomisjoni liige ja samuti erinevate muinsuskaitse siis komisjonide liige olnud kaua aega. Teinud ka Muinas TV saatesarja aastal 2004. Mart on alates 1992. aastast seotud Eesti Kunstiakadeemiaga, enne seda jõudis ta aastakese töötada Eesti Artuurimuuseumis, mitte küll selles majas, toona asus muuseum väikeses elamiskõlbmatus korteris vanalinnas Kooli tänaval ja Mart oli siis muuseumi esimene teadur. Alates 2000. aastast on ta siis Eesti Kunstiakadeemia professor ja aastast 1994 kuni 2007 siis ehitas üles kunstiteaduse instituudi, nii et eelkõige tunneme me teda väga innuka ja innustava õppejõuna kõik need aastad.
ja alates siis, nagu öeldud, 2015 on ta siis Eesti Kunstiakadeemia rektor. Alates siis 2015. aasta aprillist. Nagu öeldud, täna räägib Mart oma lemmikteemal, arvan, et see endiselt on sinu lemmikteema, ja pärast loengut on oodatud ka kõik see rohkearvuline publik mõtlema mõne küsimuse peale, mida siis täna on võimalus Mardi käest küsida, kas siis arhitektuuri, muinsuskaitse või mõne arhitekti kohta, ja katsume 1,5 tunni või natukese rohkema ajaga hakkama saada. Aga ma usun, et kui natuke pikemaks läheb, ei pahanda ka keegi. Nagu kõlavad Eesti klassikasõnad, et kunstiteadlast võiks me kuulata lõputult. Nii et Mart, see floor is yours, nagu öeldakse, palun. Aitäh, Triin, kõigi nende sõnade eest, aga sa jätsid kõige tähtsama asja mainimata, et mul on olnud au olla sinu diplomitöö juhendaja ja sina olid minu esimene juhendatav, sest sa kuulud Kunstiteaduse Instituudi esimesse lendu. Et suur tänu selle kutse eest Arhitektuurimuuseumile, et siia asutusse on mul ikka hea meel tulla endise muuseumi töötajana ja selles mõttes suur tänu selle kutse eest. Ja on mul ka väga hea meel näha nii arvukat eestiaegsest arhitektuurist huvitute ringi siin istumas, sest tõepoolest eestiaegne arhitektuur on olnud mulle huvipakkuv, eriti võib-olla noores põlves, siis oli sellel ka absoluutselt teine tähendus. Tänapäeval on ta mul lihtsalt praeguses ametis ka kindlasti otsapidi ununev materjal, sest ma ei jõua enam aktiivselt tegeleda ja ei suuda kõike seda, mis mul võib-olla oli 10-20 aastat tagasi peas, kõike seda enam hoida ja kanda, sest uusi asju tuleb peale. Ja seetõttu on mul ka raske tegelikult seda loengut täna teha, selles mõttes, et muuseum andis ka niisuguse hästi üldise ülesande, aga kui sa sellest ka oled nii põhjalikult tegelenud, et siis on see tunne, et mida võtta, mida jätta, et sa ei suuda seda õigeid valikuid teha. Ja ma loodan, et ma teid nüüd oma materjaliga ja tekstiga liiga ära ei tapa. Et ma mõtlesin, et millise spektri kaudu või millise võtme abil me võiksime seda 20-30 aastaid Eesti arhitektuuris vaadata, et mulle vist on kõige südamelähedasem see, kui me vaatame seda arhitektuuri kui Eesti moderniseerimise vahendit. See, kuidas esimesel Eesti ajal see ühiskond innukalt hõivab järjest uusi valdkondi, kuidas eestlased professionaliseeruvad, võib-olla rikastuvad on palju öelda, jõukustuvad, saavad jõukaks ja me näeme, kuidas see senine Balti-Saksa ja Vene ühiskond, kes siin oli, tõmbub tagasi ja eestlased täidavad selle ruumi oma ehitistega, oma institutsioonidega, oma mõtetega uuest ja moodsast maailmast. Ja see periood on eestlaste ajaloos hüppeline. Samas ei tahaks ma nagu libastuda sellisesse rahvusmüüti, mis on ju võib-olla meie ajalookirjutusele praegu tõelise karuteene teinud, aga uurides seda esimest Eesti aega, siis seal on põnev see, kuidas eestlaste positsioonid, sest on see vahetumise hetk, eestlaste positsioonid järjest tugevnevad ja sakslased ja venelased tõmbuvad tagasi.
juutidel läheb ikka hästi, nendel pole häda. Mul kohe tuleb endal praegu meelde see, et kui te loete seda Andrei Ivanovi, seda kohalikust venelasest kultuskirjanikku, et kui tema kirjutab sellest Eesti-aegsest Eestist siinse vene emigrandi pilgu läbi, siis tema, kes ta tegelikult, minu meelest mu enda esimesed muljed Andrei Ivanovi lugemiselt on olnud see, et appi, me elame samades majades, samades ruumides ja kuidas ta ei näe ja ei märka eestlasi. Aga et nüüd sellest Eesti aega käsitlevas romaanis, kas oli see Harbiini ööliblikad või kui ma õieti mäletan, et siis seal ta siiski tunnistab seda lõpuks, et ta elab küll selles niisuguses, tahtes mitte märgata eestlasi, aga ta siiski näeb seda, kuidas Viru tänaval kõik poed asenduvad kurat eestlaste poodidega. Et see elu läheb edasi. Ja see eestlaste nii-öelda tõelise eestlased Eestit hõivamas on minu jaoks põnev. Ja kui ma täna ei räägi venelaste panusest ja ka tegelikult, kui ma nüüd mõtlen, et ka baltisakslased jäävad mul suhteliselt välja, siis ma ei ole seda teinud poliitilistel kaalutlustel, vaid kuidagi kesksed persoonid on olnud eestlased. Samas mul on nagu olnud huvitav see, kuidas Eesti ajal eestlastest arhitektid ja baltisakslastest arhitektid saavad tegelikult omavahel hästi läbi ja üheskoos ehitavad üles Eesti arhitektuuri, ehk siis baltisakslased orienteeruvad 20-30 aastatel ümber Eesti arhitektuuri tegemisele. Kohati võib selle kohta öelda, et arhitektid on prostituudid, et nad on alati nagu kliendi järgi. Ja kui sul nüüd on eestlasest kliendid ja sa tahad arhitektina, väga mitte nälga surra, siis sa pead õppima lihtsalt eestlastest kliente teenindama. Et see on see niisugune, te võite öelda selle kohta, et Balti-Saksa vaatepunktist on see nende traagika, aga teistpidi see oli ka nende ellujäämise võimalus. Aga lähme siis edasi konkreetselt ruumiliste asjadega ja on vähe ajaloolisi perioode, mida saab alustada ja mille sissejuhatus on selgelt seda uut ühiskonda manifesteeriv poliitiline arhitektuur ja tavaliselt on poliitiline arhitektuur suhteliselt jama, aga see Eesti Vabariigi avalöök osutus fantastiliseks saavutuseks. Ja siin te siis näete seda, kuidas see vaade siis õhufoto, see on ka 20 aastate alguse suur uus maailma ruumi kogemise viis märgata õhust maailma, see tundus tohutult põnev. Ma olen seda võrdlust mingi varem ka kasutanud, aga see on umbes nii, nagu ma ei tea, TransferWise tänapäeval siis see, et sa teed õhufotoga, vaatad, milline kõik maastik välja näeb 20 aastate alguses, Eesti enda sõjaväelennukid. See tundus ka kõigile tohutult uudne ja põnev. Ja tegelikult on ka, sest kui te siin vaatate, siis tegelikult siin on olemas ka palun väga see sama maja, kus me teiega praegu kõik viibime, aga põhiline on siis see uuele Eesti riigile, tema demokraatia sümboli, Riigikogule hoone ehitamine. Asutav kogu tuli algselt kokku Estonias, aga Estonia oli ju seltsi oma, sa ei saa, seal on vaja pidusid pidada, palle, teatrit, koori, laulu, kaskusloengut, sa ei saa seal seda 100-pealist poliitikute kampa ju kogu aeg üleval pidada. Kuidas nad hääletavad seal ja nii edasi. Mis tõttu otsustati siis ehitada kohe Riigikogu hoone ja see Riigikogu hoone ehitati siis Toompea linnuse keskel selle südamiku konvendihoone varemete kohale. Siin oli olnud tükk aega keskest saadik varemed, tsaari ajal oli sinna lõpuks tehtud vangla, seda oli ka 1917 veebruari revolutsioonis põletatud, nii et katus oli maas, varemed lagunesid, aga sellel Toompea lossil oli nagu selline tõeline tunne, et see on võimukeskus. Siin on alati võim olnud. Siin olid ordumeistrid, siin olid asehaldurid, see roosa fassaad, mida me teame avanevat Lossi platsile, on ju Kubermangu valitsuse hoone, ehk siis mis oli Katariina ajal ehitatud, eks ole, nii et Vene tsaari võimu esindaja kuberneri korter on, eks ole, seal. Ja sa ei oskagi nagu siit kuskile välja minna. Peale selle, et kui need nii valitsus kui
parlament ju algselt, kui nad sealt olid välja kolinud, nad töötasid siin ja selles samas valges saalis keskel, see oli vahepeal, nii kui uut maja ehitati, oli tegelikult töötas parlamendisaalina. Et see oli nagu iseenesestmõistetav võimukeskus. Kuigi, kui maja valmis sai, siis ajalehtedes ka kritiseeriti, et kurat, meie uus demokraatia sümbol ja te peidate selle tõelise Eesti maja vana sakste kantsi õue peale, et see oleks pidanud olema alllinnas Kesk-Eesti elu. Aga seda Eesti elu oli seal alllinnas ka veel alguses vähevõitu. Nii, ja nüüd muidugi on see, et asjal on muinsuskaitseline aspekt, et suur osa keskaegsest linnuse tuumikust lammutati ära, kasutati ära praktiliselt samad ehituskivid ja toodi neid juurde, sest vaja oli. Ja tänapäeval me ei kujuta ette, et niisugused kõik usinad keskaja uurijad muidugi ei andesta Eesti riigile iialgi seda, et keskaegne linnus hävitati ja selle asemel ehitati viimase moe järgi uus maja. Siin te näete Riigikogu hoone koruste põhiplaane, mida hoitakse siinsamas selle seina taga arhitektuurimuuseumis. Te näete seda, kuidas on 4 tiiba ümber selle siseõue, mis on selline loperguse kujuga, sest see on see keskaegne konvendi hoone, selle linnuse tuumiku ruumid ja sama konfiguratsioon, seesama, miks siit eendub see, selline välja nublakas, see on ju tegelikult keskaegne, siin oli dormitoorium, ehk siis nende ordurüütlite magamistoa kõrval peab alati olema mis, eks ole, see, mis praegu on Saksa kamber siin puhvetis, oli tegelikult algselt Dansker, ehk siis see, et kui üles tõused, siis on vaja välja minna. Ja sealt kõik lihtsalt alla lasti. Nii, nüüd selles lõunatiivas on siis all foyer, selle kohal läbi 2 korruse kõrge peasaal. Aga te näete ka siit, kuidas see põhiplaan on suhteliselt kitsuke, sest kõik ju kujutasid ette toona, et kui nüüd tuleb parlament, siis mis kujuga peab olema parlamendisaal? Mis on klassika? No õige, kuidas te nimetate seda? Poolring, amfiteater, kõik arvestada loomulikult amfiteater. Ja see pettumus, kui see valmis sai, oli ikkagi täielik, et see ei olegi amfiteater. Siis, ja see amfiteater oleks nendest kuidagi mahtunud. Nüüd me näeme seda, kuidas me siis, mis asi see nüüd muga on siin? Mina filmi ei teinud. Minul on süütu Kubermangu valitsuse kangialune, kust lossiplätsilt minnes vaatad sisse ja näed seda fassaadi ja siin me näeme juba siis seda, et see maja, sest ta peab tooma nüüd sinna sakslaste linnusesse ja baroksesse Vene Kubermangu valitsusse, ta peab tooma sinna midagi, mis eristub sellest, et olla nüüd see Eesti. Ta eesmärk on tuua, eestistada see võõrvõimu kants. Ja nüüd olukorras, kus minu meelest nagu peamine võti selle Riigikogu hoone mõistmiseks on see, et me ei saa, et kuna ei sobi, kuna ei sobi kumbki võõrvõim ja Toompea loss on vaja eestistada, aga eestlastel ei ole heroilist ajalugu. Meil ei ole oma stiile, meil ei ole mingit, ma ei tea, Eesti renessansi, Harju gootikat, meie ajalugu on vehielamu. Meil ei ole mingit oma ajalugu, millele vajada pikalt, millele toetuda ja siis ei jäägi eestlastel muud üle, et nad saavad lihtsalt võtta maailma viimase moe järgi joosta. See, mida me natuke siia väärist teeme, eks ole. Et miks me tahame nagu selle e-riigina olla kuidagi maailma esirinnas, selles mõttes, et teistel kõigil on midagi, ma ei tea, Nokiad ja Legod ja ma ei tea, kõik kuskilt, mis ulatub 19. 20. sajandisse ja meil ei ole sealt midagi heroilist võtta, siis me peame selle kõige uuemaga kaasa minema või kõige uuemat viljelema, mitte isegi kaasa minema. Ja 20 aastate alguses, enne kui kuskil Bauhausis stiilis oli nii-öelda klassikaline modernism formuleeritud, oli lühiajaliselt moes ekspressionism ja need arhitektid
arhitektid Johanson ja Habermann, kes kuulusid võialaste põlvkonda, ehk siis olid õppinud Tallinna Reaalkoolis, sealt loogiliselt edasi läinud õppima Võia Polütehnilisse Instituuti, siis pärast 5. aasta revolutsiooni sealt jalga lasknud, sest loomulikult olid need seal millegiga hakkama saanud, aga me ei tea täpselt millega. Ja siis oli Habermann olnud Dresdenis, mis ju tegelikult oli üks ekspressionismi keskusi. Sealsed arhitektuuritudengid olid Die Brücke rühmituse moodustusel väga olulised. Ta töötas ka büroos Fritz Schumacher, ühe kuulsama toonase saksa arhitekti büroos, ta sai väga hea tausta sinna. Ja Johanson läks Darmstadti, mis oli ka üks Saksa tohutult suure ja paljude arhitektuurikoolidega, Saksamaa üks paremaid arhitektuurikoole. Et nad mõlemad olid saanud Saksamaalt tõeliselt niisugust väga hea orientatsiooni. Ja nüüd nad olid siis jõudnud pärast keerdkäike tagasi Eestisse ja ka nad kuulusid orgaaniliselt Saksa kultuuriruumi, ekspressionism oli eelkõige Saksa kultuuriruumis ja seetõttu see ekspressionism oli ka loogiline väljund. Ja kui te nüüd vaatate seda fassaadi, siis need pentsikud tagurpidi tetraeedreid, mis olid täiesti ebaklassikalised siin karniisiks, mis hoidsid katust, või kui te vaatate seda siksak maailmat, mis on ümber nende akende. Kui te nüüd siseneme siit nendest peaustest sisse, me satume foajeesse, mis oli ka täiesti ehmatav. Inimesed ei olnud ju toona veel harjunud elektrivalgusega, eriti kui te mõtlete, et kes olid toonased rahvasaadikud, need olid ka täitsa segaduses, kui nad sinna läksid. Nad olid ju niisugused maalt vallavanemad ja suurtalunikud ja enamikud, suur osa eestlasi elas ka toona veel maal, eks ole. Ja nüüd on sul lihtsalt niisugune laes on mingid arusaamatud õõnes püramiidid, iga tipus paljas pirn, eks ole, kuidas pirnid olid 40-vatised toona. See niisugune betoonist laekessoon, see oli täiesti ehmatav. Samuti, nagu kui te vaatate siin need balustreid, need on nagu laiaks litsutud rombid, nad kõik kannavad seda käsipuuraskust. Ja eriti efektne on veel see, mis tuleb nendel piltidel välja, siin on ka ekspressionistlik, niisugused kaasaegseid Murnau ekspressionistlikke filme meenutav valgusrežii, et see ruum on suhteliselt pime, lõuna poolt on avasid praktiliselt ei ole ja siis ootamatult teadlikult kaarte abil sätitud kitsaks suunatud vihuks tuleb sealt lääne valgus sisse, et luua see valguskontrast. Et see üks ruumilõik on teadlikult helevalge ja siis astud pimedusse. Tüüpiline ekspressionistlik valgusrežii. Seesama ekspressionism jätkub üleval saalis, kus te näete seda voldilist lage. Me võime seda nimetada ka seaduse põlluks, mida nad seal künnavad. Selle lampe jälle ei paista, mis oli täielik ehmatus kõikidele inimestele. Lambid olid tegelikult, valgustus on sätitud siia selle sakmelise karniisi taha ja siin on see tore anekdoot, mida Kuusik oma mälestustes räägib, et kui arhitekt Habermann tegi rahvasaadikutele uues majas ekskursiooni, siis need küsisid, et ei tea, milleks on niisugune need saehambad sinna lae alla tehtud, siis Habermann vastas, et eks ta ikka kavandas need selleks, et härrased rahvasaadikud saaksid nende vastu oma vaimu teritada. Ja need ekspressionistlikke detaile on seal palju, aga ta on selles mõttes hästi üllatav, sest tavaliselt, nagu oli juttu, et amfiteatrit oodati, et üldiselt parlamendihooneid ehitatakse aeglaselt, see on parlamentaarse demokraatia eripära, alati on komisjonid, kõik arutavad, põhimõtteliselt teistega ei ole nõus, see kõik võtab aega ja tavaliselt konsensus leitakse neoklassitsismis. Sest kõik leiavad, et asi demokraatia läheb tagasi sinna antiiki, Kreekasse, siis peavad olema sambad ja amfiteater. Nüüd Eestis tehti asja suhteliselt metsikult, mingit konkurssi ei olnud, keegi ei tea, miks Habermann ja Johanson said tellimuse, aga nad said selle. Institutsioonid olid alles formeerumata ja tegelikult jällegi ütleksin niimoodi, et selles on natuke Eesti ühiskonna saladust, et asju tuleb ajada operatiivselt, nii väikeses ühiskonnas enam-vähem jõuab igaüks teada, kes on mingi asja jaoks õige mees. Selles mõttes, et Johanson, tol hetkel oli Eesti ühiskond nii väike, et tõepoolest igal ühel oli klassivend, kes keskkoolis oli käinud, see oli klassivend seal parlamendis oli. Sest neid inimesi lihtsalt oli alles nii vähe, kellel oli eestlastest kõrgem haridus. Et kõik teadsid Johansoni ja Habermanni või väga palju muid arhitekte ka polnud. Või okei, seal oli veel võimalusi, aga kõik läks hästi.
No ja nüüd te näete seda, et see ruum elas suhteliselt hästi läbi nõukogude aja ja nüüd ta näeb välja siis selline. Teil kindlasti tekib üllatustunne, et eelmisel pildil oli see lagi tume, see on fotoajalooline petekas, seda olen Peeter Lippi käest teada saanud, et kuni 30 aastate keskpaigani spektri külmades toonides fotoemulsioonid valetavad. Siis, kui me seda restaureerisime 90ndatel aastatel, siis oli suur probleem, kõikidel valmimisjärgsetel piltidel on lagi tume, Helve Ilves teeb oma sondaaže ja sondaažidelt ei tule valge kihi alt välja mitte midagi muud kui see sidrunkollane, nagu ta praegu on, ja nagu kõik valmimisjärgsed kirjeldused ka ütlesid, et on sidrunkollane. Ja tõepoolest, nüüd ta siis näeb välja enam-vähem selline, nagu ta oli, et tal on koobaltsinised seinad, roostepruunid avapõsed ja sidrunkollane lagi, mis oma olemuselt on kokku ka väga ekspressionistlik intensiivsete toonide värvivalik. Nüüd iseenesest esialgu jäi Riigikogu hoone, ta oli vajalik asi, sest sellist funktsiooni üldse Eestis olemas, ka vajadust varemalt ei olnud sellise funktsiooni järgi, mistõttu ta jäi väga erandlikuks ja unikaalseks ja tegelikult ka seda ekspressionismi, kui hästi otsida, siis veel paaris kohas leiab, aga selgelt ekspressionistlikuna on ta ainukene maja. Et pigem tuleks vaadata nüüd ülejäänud arhitektuuri sellest, et Eesti riik toob kaasa maja ehituses pigem ja ütleme näiteks elamu ehituses absoluutselt uued tuuled. Ühtepidi me võime öelda, et need tuuled, mis meil on nüüd Eesti Vabariigi tekkega uued, revolutsiooniliselt teistsugused ja arenenumad, et need on tegelikult need asjad, mis Lääne-Euroopa ühiskondades olid juba ammu üldlevinud, ehk siis see on see, et maju hakatakse ehitama riikliku ehituslaenu abil, sest meil on tsaariajast on meil päritud ilgelt kehvad korteriolud, meil on olemas rikaste villad ja luksuskorterid ja siis meil on Tallinna eeslinnades ja ka mujal linnades erakordselt väikesed kidurad, mugavusteta kööktoad, kus elatakse pead ja jalad koos. Keskklassile sellist normaalset kodu, kus sul on 2, 3, 4 tuba, köök, vannituba, WC, sellised sellist korterite fondi 20 aastate alguseks ja Eesti Vabariigi tekkeks ei olnud kuskil Eestis olemas. Ja nüüd, kui tekib keskklass, riigiametnikud, haritlased, väga palju uusi elukutseid selles uues moodsas ühiskonnas, nendel ei ole kuskil elada. Ja vaat nüüd ongi tohutult etapilise tähtsusega see, et riik annab välja ehituslaenu, sellel on väga kindlad tingimused, kuidas seda kõike teha. Ütleme niimoodi, et seal tohtis ehitada kuni 3-toalisi kortereid. Kui sa tahad endale suuremat, siis ole juba nii rikas, et ehita ise, sest oma raha eest. Aga et riik toetab sind kuni 3-toalise korteriga, millel muideks on väga tore naljakas tagajärg, sellega hüppeliselt kasvas tubade suurus. Sa tohid sest pindala ei olnud määratud, aga tube tohtis olla 3, siis teed ilgelt suured toad. Nüüd täiesti uudne asi, lisaks sellele ehituslaenule, kus seda ehituslaenu sai kasutada, on inimeste organiseerumise vormid. Kooperatiivehitus, ehk siis ehitusühingud. Paneme rahad kokku, sest kellelgi meil on palk, aga meil ei ole mingeid sääste. Ja kui me hakkame igaüks endale üksinda maja ehitama, see on kallis. Teeme ehitusühingu 10-20 peret ja teeme koos kooperatiivina, me saame paljud oma elamiskulud alla lüüa sellega. Ja siin te näete nüüd seda oma kolde väikekorterite ehitusühingu projekti, nii nagu ta praegu välja näeb. Ja see võib-olla oli nüüd ka 20 aastate alguses kõige ilusam, kõige suurejoonelisem saavutus. Ühtepidi me võime öelda, et tubli Saksa keskmine ja Kesk-Euroopas kuskil, ma ei tea, praegustes Poola, Tšehhi, Saksa, Hollandi, Belgia, Taani, tuhandeid kokku selliseid. Et selles mõttes ta ei ole kindlasti kui see Riigikogu hoone on ülemaailmne erand,
sest mitte ühelgi teisel rahval ei ole ekspressionistlikku parlamenti, siis siin selles oma koldes me võime näha seda, et lihtsalt, et nüüd ehitatakse Eestis ka inimese moodi, tsiviliseeritult, korralikult, hea kvaliteetse arhitektuuriga. Traditsiooniliselt on nende majade autoriteks peetud Johansoni ja Habermanni, aga ma ei hakka teile praegu seda ümber lükkama, aga asi on tõsiselt kahtluse all ja kes viitsib lugeda, siis selles 2010 ilmunud kunstiajaloos on pikk viide, arutlev viide sellest, mis kõik näitab, et ega see kindel ei ole, et need Johanson ja Habermann olid, et äkki on ka näiteks Saksamaalt ostetud mingid projektid, no lõpuks Veamaja projekt ei ole nüüd mingi ilmaime ja kui te vaatate näiteks Rahvusraamatukogus on ka toonast sellist ehitusühingute ja väikekorteri ehitamise Saksa propaganda või niisugust populariseerivat nõuandekirjandust ja näidisprojekte kümnete köidete kaupa, et selle kõige kontekstis ei ole see midagi enneolematut. Aga see, et ta oli Eestis, oli saavutatud ühtne asulapilt. Iga mees ei ehitanud maja ise moodi, ise pidi, ise kõrgusega, ise arhitektuuriga. See, mille järgi ju ka tegelikult, ütleme, 90ndatel januneti. Sest igaüks pidi ikkagi vägevama torni ju sinna majale külge saama või suurema ja võimsama. Et inimesed nagu suudavad nagu, et sinu kodu ei pea olema ilmtingimata vägevam kui naabri oma, vaid sa võidki olla naabriga võõrde. See oli suur elulaadiline murrang. Ja siin te siis näete ka, et see on loomulikult see ehituslaenu kasutamine, seal tegelikult on veel, ma ei hakka sellest seletama, aga minu meelest on veel seal korruptsioon mängus, kes raha jaotas ja kes olid kooperatiivi liikmed, aga üks asi on siis see, et te näete, kuidas esimesel korrusel on köök, see siit lähete tänavalt sisse, see on see boks põhimõtteliselt, need on 2 tüüpi. Lähete sisse, esikukene, nagid, taburetike, siin on nagu elutuba koos kabinetiga ja näete, siin on kardin, mis viib siis nii-öelda söögituppa ja siin köök, sest kui on see üleval on 2 magamistuba, 1 ja 2, siis ei saa 4 tuba teha, järelikult selle on pidanud olema selline kokku ehitatud see 3. tuba, ehk me võime seda öelda, et see nii-öelda söögitoa ja elutoa selline suure avaga ühendamine on siis ka selline piiripealne hall ala laenutingimuste suhtes. Midagi nii suurejoonelist ja ilusat on meil vähe, aga mis oli nüüd eriline veel 20. aastatel, et omavalitsused hakkasid ehitama sellist nii-öelda oma linnarahadega vaesematele inimestele üürikortereid. Eelkõige seda tehti linnaametnikele, aga linnaasutuste töötajatele, näiteks Keskhaigla õdedele ja ametnikele, linna tapamaja töötajatele, seal on elektrijaama töötajate elamu. Siin te näete lihtsalt linnatööliste maju, mis on siis tollase linna projekteerimisbüroo juhataja Herbert Johanssoni, kellest tõepoolest saigi Eesti aja kõige tähtsam, parem ja arhitekt, aga tal olid ka erakordselt head tingimused, sest Tallinna linn ehitas palju, tema pidi kõik linna ehitatavad majad projekteerima, aga kuna linn ehitas palju, siis ta oli arhitekt, kes sai nii-öelda oma kuupalga eest ennast kõige paremini realiseerida. Kellelgi teisel ei olnud nii häid võimalusi, näiteks sõber Habermann, kellega neil linna tööle läks ühisbüroo laiali, Habermann pidi nii-öelda eraarhitektina igasuguse tellimuse eest võitlema, et ära elada ja selles mõttes Habermannil on ka lõputult igasuguseid ümberehitusi ja kuidas öelda, tänapäeval öeldakse selle peale väikest jama, aga kõik tööd tuleb ära teha, et ellu jääda. Ja siis me siis näeme ka seda sama niisugust kultuurset elamist, kusjuures siin on siis nagu vahva asi see, et siin on see põhimõte, et väiksed korterid, 2-toalised, esimesele korrusele läheb siit ühine trepikoda, siia korterisse ja nüüd vastasküljel, siit läheb ühine uks ja trepp üles ja kahele ülemise korruse korterisse. Ja maja vastasküljel on siis kummalegi esimese korruse korterile kõrvuti uksed. Ehk siis see on teistpidi pööratud kui need.
et meil ei oleks seda traditsioonilist probleemi, et kui kõik on ühe koridori peal, vanasti eriti need niisugused puumajad Tallinnas sajandi alguses, üks uks, kõik koridori avanevad kõik korterid, alguses olid veel köök oli seal koridoris ja see ei olnud veel tubades seeski. Te kujutate ette neid niisuguseid poolpurjus töölisnaisi süte ja kulpidega seal teineteist peksmas, sest kes on kellegi võitüki ära võtnud ja see oli päris võve. Lugege August Jakobsoni. Tal on see küll pärlust, aga põhimõtteliselt niisugune sobib naturalistliku kirjandusvooluga hästi. Et see, et need erikorterid avanevad eri poole, et igal ühel on toodud rohkem privaatsust, see on hüpe elamistingimustes. Ja siin veel üks vähetuntud maja, aga seda enam mulle meeldib sellest rääkida, et Võrus väga head ka viialaste põlvkonna arhitekt Anton Soan on kavandanud sellise linnatööliste maja, see on üks Eesti-aegses Võrus haruldane pärl, ta on peaaegu ainukene tipparhitekti maja, paar tükki veel, aga üks väheseid suhteliselt kõrvalise koha peal ja muide, Võrus on elatustase õnneks nii madal, et neil ei ole raha olnud seda, nad on erastanud need 1-2-toalised korterid seal, aga neil ei ole olnud raha seda ära muuta, seal on alles veel, seal on alles ka näiteks veel need ühised 5 või 6 kempsu, need vanad trepikojad. Mõnedele inimestele ütlevad, et nad ei taha sinna majja sisse minna, see on see vana puumaja lõhn, aga teistpidi mind kui arhitektuuri ühelööst, kui autentne! Midagi niisugust, kust ei ole ükski euroremont veel üle käinud, kus ongi nagu see, et sa oledki nagu 20 aastate lõhn on ka alles veel. Ja selle sama suuna ekstreemnäide, et tegelikult 20-ndatel oli vaesust veel tohutu palju ja arhitekt Johanson pidi ka linna poolt korteritest välja tõstetud perekondadele ehitama sellise maja, need on siis niisugused ühetoalised barakk, kus siis need inimesed saavad ka lihtsalt linn kui sotsiaalhoolekanne. Ka praegu ju tegelikult linnal on mingid niisugused majad olemas, aga siin me näeme, et toonane tipparhitekt on seda asja projekteerinud. Nüüd Eesti ajal jätkus veel ka ametkondlik elamuehitus, ehk siis see oli nagu 19. sajandil ja 20. sajandi alguses väga tavaline, et on tehas ja tehase juurde ehitatakse töölistele elumajad. Nüüd Eesti ajal selliseid tööstusi on vähe jäänud. Luteri vabrik oma nende majadega seal Lõuna tänaval on üks väheseid näiteid, aga kõige ilusam näide on Habermanni projekteeritud Siidisuka asum Kohtla-Järvel. Ma usun, et te kõik taipate ära, kust tuleb asula nimi, sest loomulikult seal elasid mitte ainult töölised, vaid ka insenerid ja brigadirid ja vahetuse vanemad ja kõik nii-öelda peenem rahvas. Nende naistel olid siidisukad ja see andis kogu asulale nimetuse, et ta oli nagu natuke peenema rahva asum. Ja iseenesest see, millised majad Habermann sinna tegi, olid erakordselt ägedad. Ma kunagi otsisin püüdlikult ja lappasin läbi kogu selle Saksa väikeelamute propagandakirjanduse, mida Rahvusraamatukogus tõesti on palju, ja ma ei leidnud ühtegi otsest eeskuju. Need majad on kaksikmajad ja nad on poolitatud vertikaalselt. Ehk tavaliselt alati nagu eeldaksid, et kaksikmaja tähendaks sedapidi poolitamist, aga need on siit poolitatud. Ja erakordselt niisugune uus huvitav sotsiaalne elulaad formeerub, kui me siis näeme, et kahe peale on selline ühisõu. Siit nurga pealt, kes tulevad sisse, ja siit nad on nüüd praegu kinni ehitanud kahjuks, eks ole. Ja siis on nende nii-öelda vankrikuur ja laut ja taga on kummagi aiasiil. Ja eriti vahvaks teevad veel need majad, need minu meelest, mis annavad niisuguse ekspressionistliku puudutuse, et need on ise üldse sellisest klomppaest, aga paest on nad ehitatud sellepärast, et baasehitusmaterjalina oli Eesti põlevkivil tasuta käes materjal, sest selleks, et põlevkivini jõuda, tuli pealt juba terve rida paekihte ära võtta, nii et see baas oli neil tasuta olemas, et põlevkivini jõuda. Ja nüüd need trullakad nurgapostid, mu meelest nendes on ka niisugust ekspressionismi sees, nendes on ka natuke seda laiaks litsumist, mis oli seal Riigikogu balustretes. Ja veel, et see põlevkivi, et miks põlevkivi nii palju ehitas, et põlevkivi oli see, mida tsaari ajal ei osatud veel kaevata, ei olnud veel uuringud seal maal, ja et see põlevkivi on Eesti ainus suur uus tööstusvaldkond, mis nii-öelda
kadus, tuli tagasi. Et seal oli küll ka välismaa kontsessioone ja rootslased osalesid ja kõik nii edasi, see ei olnud nagu nii-öelda kõik see raha ei jäänud Eestisse, aga see oli terve uus suur ainukene suur uus tööstusharu, mis Eesti ajal tekkis. Nüüd see sama esteetika, see niisugune väikelinnalik, me nimetame seda 20. aastate traditsionalismiks, kõik see, mis ekspressionismi järelt on tulnud, on see, ta on niisugune eelindustriaalse ühiskonna, Saksa väikelinna romantika on selles stiilis, ta ei seostu konkreetselt ühegi kõrgstiiliga, ta on selline ehitusmeistrite arhitektuur. Ja siin me näeme, kuidas toonased juhtivad arhitektid, Johanson, Habermann ja kolmas krunt kuulus seal Habermannile, kuidas nemad siis ehitasid oma kodud endale 20 aastate alguses. Aga ka see sama, et Johanson on siin kõrvuti baltisakslasest Jakobiga ja nad olidki omavahel sõbrad, et see näitab seda, kuidas see nii-öelda kuni Eesti aja alguseni eestlased püüdsid nii-öelda saada rohkem nagu sakslaseks või nagu sakslase kaudu käis viisakaks inimeseks saamise õpetus, aga nüüd õppisid ka siis baltisakslased korralikumalt ära eesti keele, sest muidu ei saanud edasi. Samas kui Johanson oli Haljala Köstri poeg, siis Jakobi isa oli juba Tallinna linnainsener olnud ja Jakobi oli sündinud selles majas, kus nüüd on see reaalkooli, minu jaoks oli ta vanasti passilaud nõukogude ajal, aga nii ei tohi enam öelda. Ja see reaalkooli uus avetis, mis on nüüd sinna, tuleb sinna vana politseijaoskonna asemele Pärnu maantele. Et see on tegelikult siis nii-öelda toonane linnaarhitekti Jakobi seeniori villa, kus siis ka Karlikene, kes ka reaalkoolis käis, oli sündinud ja nüüd ise ehitas ta siis endale sellise maja. Aga siin ma panin need pildid, et näete, kuidas toonase 20 aastate traditsionalism armastas võtta ajaloost. Johansonil on, eks ole, oma maja ette pandud etikud, ega neid siis vaja ei ole, aga see oli lihtsalt tore motiiv, mida keskaegsest Tallinnast, kus tol hetkel ühtegi etikut ei olnud. Kõik need etikud, mida me praegu vanalinnas näeme, on Eesti NSV restauraatorite poolt alates 70-ndatest tekitatud. Aga ta teadis, et need on kunagi olnud 19. sajandi 30-ndatel, 40 aastatel ära lammutud ja tegi need ette. Ja nüüd, kui majal on soomlasest omanik, siis see, et ta on nendele etikutele sellise aia ette teinud, kusjuures teadlik kultuurne elamine näeb ette seda, et eesaial on madal piire. Eesajad sa ei ela niisuguse mingi müüri taga. See nagu solgib siin kõik ära. Nii, nüüd see sama loogika, see kultuurne elamine, see jõuab ka suurematesse kortermajadesse ja siin me näeme, et Tallinna linn ehitas uue 21. algkooli ja mis on küll üsna vanamoodsa arhitektuuriga Perna poolt, see oleks võinud nagu olla 1910. aastate arhitektuur pigem, aga selle kõrvale järgmisel aastal tuleb juba siis nii-öelda Johansoni ja Habermanni, see on nagu ma olen ausanud, et see on nagu selline üleminekumaja, kui ta nüüd Johanson läheb sinna linna teenistusse, sest see on nagu kahe peale kokku veel projekteeritud ja see sama 20 aastate traditsionalism siis nüüd avaldub siin kesklinnas suuremas kortermajas, see sama esteetika ulatab sinna ja te näete siis ka seda niisugust uut korteriplaani, meil on need 3 tuba, sest see on jälle, ka linn kasutas seda riiklikku ehituslaenu, aga täiesti uuel tasemel sidusus saavutatakse selle nii-öelda teenijatoa, köögi, WC ja vannitoa selliseks 4. plokiks ja Sahver ka veel siia kokku sõlmimisel, see on sidus ja see saavutatakse sellega, et õpitakse kasutama siselõõre, siseseintes, sa ei pea enam panema WC-d ja vannituba välisseina, et haisud sealt, mis mööda lõõri peaks välja saavad nüüd minna, ei pea enam läbi akna välja minema. Ja see sama esteetika tuleb nüüd ka ehitusühingutele, nendest kõige ägedam ehitusühing on Tare, kelle esimene maja oli see, teine maja see, edasi see, siis on veel seal taga üks ja siin vastasnurgal see Lohu kaptenite maja, see kõik on üks ehitusühing Tare, mis on kõige jõukam, ta on ikka jõukas keskklass,
Siin me näeme ka seda eriti suureks aetud tubade loogikat, terve rida poliitikuid oli siin ka liikmed, et see on niisugune moodne, kaasaegne, euroopalik elamine, mis tegelikult niisuguses esteetilises plaanis, kuna siin on ka võib-olla need väiksed ekspressionistlikud vidinad küljes, ta meenutab Viini sotsiaalehitust. Nüüd seesama 20 aastate uus edumeelne ehitus, see traditsionalistlik arhitektuur, aga see ulatub ka avalike hooneteni. Koplisse kerkib Johansoni projekti järgi Tallinna esimene lasteaed, ka Kunderi tänava lasteaed, mis on nüüd selle EKA ühika vastas just. Ja siin me näeme Pelgulinna algkooli, mis oli toona kõige uuem ja moodsam koolimaja, aga ta on saanud selle kõrge katuse, traditsionalistliku esteetika, 2 tiiba siit sisse, siin on õpetajate toad ja muud asjad, peal on ühine aulavõimla, alles 30-ndatel aula ja võimla lähevad 8, ja need on klassikorpused siin selles madalamas tiivas, mis ühendab ülejäänud linnaga, sest siin on need samad Nurme tänava korterid, mida ma teile enne näitasin, ja kogu see ülejäänud hoonestus seal, et siin on siis madalam eenduv tiib loomaks mastaabi ülejäänud hoonestusega, mis siis sisaldab tegelikult tualette ja allkojamehe korterit. Sinna juurde tuleb ka, nüüd me näeme seda, kuidas 20 aastate lõpus moodne arhitektuur selle niisuguse saksa idüllilise traditsionalismi kõrvale imbub ja rauaniidi tehas, trikotaaživabrik, ja trikotaaž on 20 aastatel absoluutselt tööstuses uus moodne tase. Vaat siin on ka õige hetk, kus öelda, et see trikotaaživabrik, kus mis ei tehtud ainult sokke, vaid ka püksid, vakse, kumme, sukad, lippe, kõik niisugused, kus kumm läks ka sisse ja mida sai kududa. Ja see trikotaaž tähendas seda, et seda sukka ei pidanud, et see masin kudus ümaralt ümber sääre niimoodi ja sellised sukad ei vajunud nii palju enam alla ja see oli täiesti, trikotaaživabrik oli 20 aastatel kogu maailmas äge nagu, nüüd on õige koht öelda, see TransferWise. Ta oli niisugune tõeline uus moodne ja sellepärast talle ka selline teraval nurgal ennast niisugusest kulturaalselt, siin on veel nagu ekspressionismi puudutust ka, võib-olla nendes veidrates kuusnurksetes akendes, et ta on sellise ta on vale pidi, vabandust. et ühesõnaga ta sümboliseerib seda uut moodsat tööstust ja moodsal arhitektuuril oli tööstuse kaudu ehk funktsionalismil oli tööstuse kaudu lihtsam sisse tulla ja siin te näete nüüd Johansoni enda maja, mida on siis peetud traditsiooniliselt esimeseks funktsionalistlikuks majaks Eestis, ehkki järjest tilgub välja varasemaid funktsionalistlikke projekte, mistõttu see niisugune traditsiooniline müüt esimesest funkmajast ei pruugi kehtida, aga mõnes mõttes jääb ta kehtima ja ta jääb kehtima sellepärast, et kui see maja valmis sai, siis Johansoni hea sõber, toonane juhtiv arhitektuurikriitik Hanno Kompus kirjutas Päevalehes spetsiaalse artikli katusega või ilma, kus ta siis õigustas seda ilma katuseta, siledate seintega, rõhtakendega arhitektuuri, mis enamik inimesi ehmatas, kus kurat sa seda pesu kuivatad, kui sul enam pööningut ei ole. Ja ühesõnaga see ikkagi tundus inimestele ju elulaadi pea peale pöörav, aga see põhjendati kõik nüüd ära, kuidas see uus asi võiks siis käia. Ja see on siis nüüd siin, me vaatasime enne teie seda sama nurka seal, Toompuiestee ja Wismari nurka, et meil oli Johansoni maja ja meil oli Jakobi maja ja kolmas maja pidi olema Habermanni maja. Aga Habermann oli nii palju boheemlane, et tema ei viitsinud nii väikekodanliku asjaga nagu oma maja ehitamine tegelda. Tema elas seal Roosikrantsi tänaval selles Akkeli majas
mille Lindgren on projekteerinud. Leo Gens, kes seal 30ndatel aastatel kelas, täitsa tema veel mäletab Habermanni kõik, kuidas oli pikk sirge seljaga mees trepi peal. Muidu meil on Habermannist väga vähe teada, sest Habermannil ei olnud lapsi ja ta uppus 44. aastal Eestist põgenedes, ja tal ei ole mingit tema arhiivi ja selles mõttes ega see arhitektuuri ajalugu sõltub ju väga palju allikatest ja see mees, kes 44 hukub, tal ei ole lapsi, tal ei ole perekonda, tal ei ole seda armeed inimesi, kes tast jutustaks, kes kannaks ta mälestust, siis ta kipub tegelikult, ütleme, see väärtustab seda Gensi lapsepõlve mälestust. Et see on nii unikaalne, et näe, Gens mäletas teda lapsepõlvest trepi peal ja samal ajal palju on siin neid inimesi, kes on omal ajal Gensi loenguid kuulanud, ega neid jääb ka järjest vähemaks, eks ole, sest Gens on surnud juba nüüd 15 aastat või rohkemgi. Nii, et siis Habermann ei viitsinud maja ehitada ja müüs oma krundi Johansonile. Johanson tegi endale väikese linnaametnik, eks ole, linnabüroo juhataja, tegi endale väikse lisabisnissi, ostis ära Habermanni käest krundi ja ehitas sinna 2 korteriga 5-toaline, selle peal 3-toaline, ehitas sellise niisuguse väikse üürituluprojekti. Ja kuna nüüd arhitekt oli ise tellija, siis ta sai siin seda kõike uut ja moodsat katsetada ja proovida ja sellepärast oligi siin võimalik, et projekteerija oli ise tellija, see võimaldas siis katsetada seda kõike uut ja huvitavat, seda lame katust, seda müüri taha varjatud aeda, et tänav ei segaks, maa-alune garaaž, aga garaaž oli tegelikult Johansoni, kes siin, Johansoni enda maja on, eks ole, see ongi Johansoni õues tehtud pilt tegelikult või Johansoni veranda pealt tehtud pilt sellele majale. Ja see oli Johansoni enda auto. Siit väravast tuli ja vaat Johansoni kohta ju öeldi seda, et golfipükstes, nagu nende piltide peal on, ja et Johanson projekteeris niimoodi, et võttis oma auto, mingi lahtine auto, sõitis kadus sellega 3 päevaks 4 tuule valla, kõik büroo tegi, mis tahtis, siis tuli Johanson tagasi, siis paberi ette, absoluutselt kõik oli välja mõeldud, kogu projekt, ja hakkas tegema valmis ja lihtsalt üles joonistama. Ja just nimelt suured asjad, nagu mingid keskhaiglad ja Vestholmi gümnaasium ja lihtsalt kõik oli mööda maad ringi sõites autoga peas välja mõeldud, kuidas see maja on detailideni. Ja siin näete siis ka tegelikult ühte Eesti esimest lintakent, eks ole, aga ainult nurgapostid ja siis tõeline horisontaalne lintaken, aga see on selle tegelikult ülemise korruse veranda, see on see trepi ülemine aste. Ja et linti moodustada, siis siin oli niisuguse taevavärvi türkiis puhas vuuk, glasuuritult puhas vuugis laotud tellised vahel, et tekiks illusioon lintaknast, mida tegelikult hiljem see oli niisugune võte, mis läks suhteliselt niisuguse 2. ja 3. järgu arhitektide repertuaari ja väga soliidseks ei peetud. Aga Eestis käis küll. Nüüd, kui Johansoni enda väike selline äriprojekt ja eksperimenteerimiskoht, siis näeme edasi, kuidas tegelikult üks huvitavamaid paradokse moodsas arhitektuuris. 20 aastatel Euroopa arhitektid, avangardid mõtlevad, kuidas kogu inimkonda õnnelikuks teha läbi arhitektuuri ja tehnoloogia, uue esteetika. Ja tegelikult varastavad selle uue moodsa esteetika jõukurid. Et neil on raha ehitada ja nende arhitektide, kes unistasid vaeste elu parandamisest, tegelikult nende ideed realiseeruvad jõukuri villades. Ja siin me näeme, kuidas arhitekt Edgar Kuusiku, kes oli ka nende üks tähtsamaid arhitekte selles riialaste põlvkonnas, et tema tellijaid oli tööstur Oskar Keverson, mees, kes oli tegelikult osanud Eesti kaubandusatešeena Moskvas 20. aastatel NEP-i raamistikku ära kasutades kokku ajada, tuli sealt varanduse ja vene naisega, asutas Kunstsärve tehased, aga Kunstsärve tehased ka selline tööstuse viimane sõna, see on nagu põhimõtteliselt plastmassivarane
Tänapäeval tundub kõige banaalsem on see, et sa valad mingist möglast mingi jubina, eks ole, sest seda tehakse lõputult, aga kui see jubina valamine Kunstsarve nime all 20 aastate lõpus tuleb, 30ndatel levib, siis on see ka tööstuse mõttes tohutult põnev. Aga neid ei olnud väga palju asju, stepslid, nööbid, kammid, need on esimesed asjad, mida osatakse, nupud, mida osatakse nii-öelda sellest möglast valada. Aga see oli suur äri ja ta oli edukas ja ta ehitas Nõmmele Nurme 40 siis oma luksusvilla, mis on kindlasti kõige luksuslikum niisugune Eesti töösturi villa. Seetõttu on minul ka ausalt öeldes mõte, et kui nad siin kemplevad, esiteks, et linn ei anna seda tagasi, tahab sellega, ei tea, mida sellega teha, sest seal on see Nõmme noortemaja sees, samal ajal ei teata, kuhu seda presidenti panna, siis minu meelest, kui nüüd oleks vaja sellele presidendile ametiresidentsi, siis minu meelest soliidsemat kohta Eestis ei oleks kui see. Samas nüüd ilmselt see praegune, kes ütleb, et igasugune ametiresidents on patust, siis see ilmselt ei hakka seda ka järgmisele ette valmistama. Aga maja püsib. Aga siin me näeme seda põhimõttelist vastuolu, et nüüd, kui see Eesti rikkur, kes on moodne, ta peab selle valge kasti, lame katus, võhtaken, ta peab kõik selle, mis on, sest tema oma tööstusega viib Eestit edasi. Seda retoorikat me kuuleme Eesti töösturitelt ka. Nemad annavad töökohti, nemad, eks ole, kogu Eesti majandus tugineb neile. Nad on eluvedurid, olgu. Selle vastu ei ole. Ja nad peavad seda oma moodsust demonstreerima ja väljast õnnestub see neil hästi. Aga seest, seal kus ise on, seal on ikka kihu, et rikkus peab välja ka paistma. Ja siis te näete, et siin, eks ole, mis siin laes on, mingid maalid, Moskvast oli odavalt saada igasugust väga väärtuslikku antiikmööblit, eks ole. Seest on nagu mõis. Nüüd siin, kuna mul olid lihtsalt head pildid, siis ma tahan veel teile ühte teist Eesti töösturi villat näidata, milleks on silikaaditehase omanikud. Te ju kõik teate silikaadi peatust Nõmmele sõites, eks ole, 36 bussil. Ja nüüd ei paista seal enam mitte midagi välja, seal oli silikaadisaun ja selle silikaadisauna taga oli tegelikult juba 1912 asutatud silikaaditehas, mis neid valgeid kive tootis, mis sel hetkel, kui meil nii-öelda paesel pinnasel jääb selle silikaadimaterjali võttes hästi palju üle, oli tol hetkel väga uus ja edumeelne tööstus. Samas nõukogude aja üle elanud inimestel on pehmet öeldes tülgastus selle halli või valkjas halli kivi vastu, millest kõik võimalikud asjad on olnud ehitatud, eks ole. Aga toona oli ta uus ja moodne materjal, me võime rääkida materjali ehedusest siin, et see nii-öelda see Rutu tänaval, see on, kui te nüüd nii-öelda sõidate järvest mööda Nõmme poole ja paremale jääb see sinu Jaak, see suur Selver, siis vasakul pool, kus Nõmme hoonestus algab, seal üleval on see esimene maja, selles esimeses rivis üleval mäe peal on see Kadaku villa, mille perekond sai õnnelikult tagasi ja tänu sellele mul on ka pildid sellest majast olemas, mida ei ole üldse eriti näha olnud. Selle Nõmme villade stiili juurde kuulus see, et Nõmmel, kus ujumiskohta ei ole ja on kõik nii kuiv, pidi tehtama kindlasti need betoonist basseinid, siin te näete pere tütart ja Kadakut ennast. Ja siin te näete seda luksuslikku villat, mis on, kuna ta oli et see oli tüüpiline kõige suuremate villade kasutusviis nõukogude ajal, aga õnneks väiksed lapsed ei jõua väga palju sisearhitektuuri katki peksta, mis tõttu teda on suhteliselt palju ja ilusti säilinud ja niisugune nägi siis välja selline 30. aastate töösturi. Ma sisearhitekti ei tea, aga vaadake ise nüüd, need vaibad on kõik niisugused kubistlikud kompositsioonid, see neoonkangas on tohutu mood, need aardekoolikud valgustid. See on see, mida võis endale lubada toonane absoluutne eliit. Eksperimentaalse poole pealt äge koht on siis Pärnus, Pärnu linnaarhitekti Olev Siinmaa enda maja. Selle plaani pealt te saate aru, Pärnus on, eks ole, selline 17. sajandi ideaal, kus tekib selle
ümmarguse linna väravate juurde tekivad sellised pentsikud kolmnurksed krundid, mida on paha hoonestada ja jah, ma ikkagi tantsin liiga palju või? Posti taga oli viida hästi. Posti, ma võin teisel pool olla ju. Et te näete, kuidas see veider kolmnurkne krunt, et mida keegi ei ole tahtnud hoonestada, sest nii kaua, kui ehitatakse palkmaja, siis palkidest kolmnurksele krundile on maja tõepoolest peaaegu võimatu ehitada, siis, sest näiteks siin on ilusad sellised 18. sajandi naabrimajad ju olemas, või seesama sein siin vastas, eks ole, siis see oli pikalt tühi krunt ja vaat nüüd linnaarhitekt on see, kes võib oma võimisi näidata, et tead, 300 aastat on krunt peaaegu tühi olnud, sest ta on nii ebaloogiline, aga mina oskan oma elu sinna sättida. Ja jälle post või? Ei. Ja ta kavandab siis sellisele kolmnurksele krundile täiesti moodsa maja, ta viib senised õuefunktsioonid keldrisse ja nimetab selle ruumi siin õueks, kuhu avanevad nii puukuur, tema värkstuba, see on pesutuba, siin on tema värkstuba, lamekatuselt korjatakse vihmavesi kokku siia trepi all olevasse nõusse ja siin keskel on ka kaev, muidugi Pärnu oludes, kus on õudselt madal pinnas, tähendab see seda, et sealt alati uputas, mistõttu restaureerimisel see kahjuks betoneeriti, mul ei õnnestunud seda ära takistada. Ja siin on siis veel vaadete pesuköök, ehk siis see on niisugune, senised õuefunktsioonid on kõik viidud keldrisse. Avatud ruumi põhimõtte esimesel korrusel, sööginišš, kabinet, elutuba on kõik omavahel avatud ruumid, selline voolava ruumi põhimõte ja väga huvitavalt jätkub see ka siit seinast kööki, kust siis saab serveerida läbi kapi toitu. Sedasama serveerimiskohta näete siit, see on niisugune pöördalus kumerate klaaside vahel, et teenija ulatab liua sinna kappi, keerab ringi ja teisel pool perenaine tõstab selle lauale. Ja te võite nüüd imeks panna, et siin elutoas on selline vanem mööbel, aga see on see murrang 30 aastat alguses, aga Siinmäe, kes tegelikult algselt oligi Tistler, oli endale mööbli juba 20 aastatel valmis teinud ja toona ei hakatud siis uue maja pärast uut mööblit tegema, vaid ikkagi see oli endale tehtud hea ja korralik mööbel, see kõlbas uude kodusse ka. Ja siin te näete siis Siinmaa teist kuulsat villat, milleks on villa Lõuna 2A, mis ta on teinud koos Swansiga, kuigi ma ei ole kindel, kui suur see Swansi panus siin on, sest ütleme, kui me seda ruumistruktuuri vaatame, see on ikka väga selgelt Siinmaa. Aga teistpidi, Swans oli erakordselt hea. Swansil on enamik asju, mis Swans on projekteerinud, on teistega koos. Kunstihoone, Pärnu pank, Võru pank, tal on lõputult palju just teistega koostöö asju. Siin me näeme ka eestiaegsetel piltidel siis seda peretütart ja perenaist ja peretütart kahekesi majas, sest mees selleks, et seda raha jõuda teenida, pidi olema rohkem Tallinnas ja tegelikult elu on vist selline. Ja nüüd me näeme, et siin on see maja äsja restaureerituna tänu Jaak Uimerinnale, kes seal taga istub, kes on selle eest ka kõrget preemiat saanud, ja sisearhitekt Mari Kurismaale, kes selle maja väga kenasti korda on teinud ja siin on minu meelest veel eriti niisugune huvitav nüanss, vaadake neid toole, mis siia kamina ette on sätitud. Siinmaa kavandas 30. aastate lõpus Toompea lossi, sinna kuberneri korterisse tehti peaministri ametikorter, Eenpalule ühesõnaga. Ja sinna on mööblijoonised on olemas, et Siinmaa need tegi ja see mööbel on seal siiani alles. Ja nüüd Siinmaa villat restaureerides siis leidis sisearhitekt, et üks jõukas mees ka, eks ole, tal eneseteadvust ja et koopia peaministri korteri mööblist, sest siis on nii-öelda Siinmaa toolid Siinmaa majas, mida nad Toompea lossis ei ole. Nüüd see funktsionalism, see moodne arhitektuur, üks asi oli villades, ta jõudis ka kortermajadesse, aga ta jõudis ka väga laialt ühiskondlikesse hoonetesse ja ühiskondlikest hoonetest üks omanäolisemaid on Lenderi gümnaasium, maja, mis alati
kasutab ära selle oma kõige efektsema motiiviga, et meil on tõeline üks väheseid niisuguseid efektseid masinaesteetika näiteid Eestis, kus meil on tegemist klaastorniga ja klaastorni sees keerleb keertrepp. No kas saab olla veel niisugust masinlikumalt kujundit? Nüüd te võite loomulikult küsida, et kus on siin loogika. Esiteks, kes lubab kooli arhitektuuris kasutada keertreppi, see on ju üldse kõne alla, hullavad, jooksvad lapsed kõik tsentrifuugiga tänaval, eks ole, peale selle, et see on veel klaasseinaga, eks ole, kõik läbi klaasi ja kes kütab niisugust asja. See tähendab, see on absoluutselt mõistusevastane lahendus kooli arhitektuuris, eks ole. Aga ei maksa arvata, et arhitekt loll on, sees tegelik trepp on siin ja see on tuletõrjevaru väljapääs, mis moodustab nii-öelda väljaku nurgale või selle politseiaia nurgale arhitektuurse elemendi. Johansoni nendest Tallinna koolimajadest, nüüd see ei ole linnakoolimaja ega ka Lender ei olnud, ta lihtsalt oli nii hea koolimajade kavandaja, et ta võitis ära ka erakonkursid ja Tallinnas tal ei olnud keelatud erakonkursse teha. Ja nii Lenderile ta tegi väidetavalt tasuta kingituseks, kuigi kui ma seda asja kuskilt niimoodi loen, siis ma ei ole kindel, et äkki see jutt on räägitud rohkem Maksuameti jaoks. Aga teine konkurss, kui ta võitis tõepoolest, on siis Tallinna Prantsuse Lütseum, kus me näeme, et tänava kaardumise pärast oli tal, oli tal vaja seda eenduvat mahtu, aga siin juba 30 funktsionalismi hoog on möödas ja me näeme, kuidas sellised dekoratiivsed motiivid saali akende kohal tulevad tagasi ja ma tükk aega arvasin, et need on lihtsalt mingid munad seal nende peal, niisugused kevad või sfäärid, et millel võiks olla suur sümboolne tähendus, kuni ma lõpuks avastasin, et nad on tegelikult mingid niisugused tõrvikukesed, et need on valguse tunglad, kool kui hariduse tempel. Need Eesti parimad funkkoolid ei ole kõik Tallinnas, me said neid paljud maakonnalinnad said, aga nende seast üks võimsamaid ja ilusamaid on Kotli projekteeritud Rakvere gümnaasium, kus me tegelikult näeme ka seda, et kui te vaatate, et jah, tõepoolest on niisugune funktsionalistlik trepitorn, aga kui me vaatame seda sissepääsu osa, siis siin tuleb juba ka selline klompbaas natukene sisse ja looduslik kallim materjal, et sa nagu seda haridust nii-öelda kallima materjali kaudu väärtustad, aga see on juba see 30 aastate teise poole esindusarhitektuur, mis siin ka tasapisi on imbumas. Samas need ruumilahenduselt on see Kotli koolimaja jube suurejooneline ja ilus, üks kõige ilusamaid Eestis. Need kvaliteetmaterjalid, hea puhas ruum, hästi ilus on selle ümara trepitorni lõpus selline selle ümarosa keskel joogikaev, et tõesti üks minu meelest kõige meisterlikumaid koolimaju Eestis ja siin te näete ka, kuidas samas niisugused sepislühtrid ja võib-olla saksa traditsionalistlik tumedast puidust lagi, et kuskilt otsast niisugune moodne arhitektuur ei ole nii süvast sees, sest Eesti arhitektid ei ole ju keegi ihult ja hingelt tegelikult avangardistid, vaid nad lihtsalt on need, kes käivad moega kaasas. Ja siin tähtis asi ka siis kõik need nii-öelda moodne kabineti sisekujundus, et meil on need ainekapid uste kõrval, meil on taga aineruumid, tahvlid on üles tõstetavad, õpetaja asetseb kõrgemal poodiumil, see, mis nüüd on ära keelatud, eks ole, koolides, selles mõttes, et õpetaja ei aseta ennast õpilasest kõrgemaks, vaid neil peab olema omavahel lähedane kontakt. Ma näen, et teil on siin sama, et ma olen teiega ühel kõrgusel. Edasi minnes, Johanson jõudis eakordselt huvitava nipini. Ta hakkas tegema maju klomppaest. Ühtepidi te võite öelda, et see ei sobi üldse kokku moodsa arhitektuuri esteetikaga. Kõik peab olema ju läikiv, sile, pindne, industriaalne. Aga tegelikult on selle taga kohalike olude ratsionaalsus. Selles mõttes, et selle koolimaja ehituskivid lõigati kõik välja vundamendi august. Kui nüüd niisugused head ehitusökonoomid ja insenerid nagu Deivi seal oskavad seda kõik välja arvutada, mitte mingeid kulutusi ehitusmaterjali ostmiseks, transportimiseks. Edasi, linn oli kohutavalt.
selles mõttes, et pae lõikamiseks see oli niisugune töö, kuhu sai kasutada linna töötud talvel suunati pae murdu baasilõik, aga see on talv 32-33, see on aeg, mil majanduskriis on Tallinnas kõrghetked, meeletu tööpuudus, meeletu vaesus. Linn oli jube õnnelik, et tal õnnestus selle koolimaja ehitusega vaestele tööd anda. Peale selle sai eelarvet alla sellega, et kui sul on paekivi, ei ole krohvimist, värvimist, palju sa saad hoida kokku nende tööde pealt. Teine asi, toonases Tallinnas seinu värviti iga mõne aasta tagant üle, sest igal pool olid ju kohalikud katlamajad ja valdavalt ahiküte, mis tähendab seda, et iga talvega kõik heledad fassaadid olid ära tahmunud. Ma muideks mäletan seda veel isegi lapsepõlvest. Siis muidugi ei värvitud üle, vaid kõik ainult lihtsalt tahmus, aga ma mäletan lapsepõlvest lihtsalt seda, kuidas juba paari nädalaga oli lumi aknalaual üleni ära tahmunud ja mustust täis, mis on tänapäevaks suhteliselt ära kadunud. Et jube palju tegelikult ratsionaalseid otsuseid selle materjaliga. See on suhteliselt modernistlik materjali käsitlus, ehkki puht esteetilises plaanis me võime näha, et see looduslik kivi mõjub nagu eriti veel järgmise maja puhul, nimelt nagu mingisugune Firenze Renaissance palazzo näeb ta välja, aga tegelikult on ta täiesti modernistlik maja, eks ole. Nüüd eriti, kui me võime mõnda koolimajade puhul võib siiski sellele materjalile teha etteheiteid. Kas laps läheb rõõmsalt kooli, kui see on niisugune tõsine sünge kivist maja, see ei ole ju lapsele kooli kutsuv arhitektuur, aga nüüd ma tahaks öelda, et siis loogiline järeldus on see, et surnud kutsub küll, eks ole. Aga tõesti, et mu mõte ongi see, et nendele linna uutele surnuaedadele, metsakalmistule ja liivakalmistule tõepoolest see niisugune klomppae arhitektuur, selle ärasaatmise ja selle esteetikaga kõik sobis väga hästi. Siin me näeme, et Johanson armastas ka natuke niisugust literatuursust, metsakalmistu seina peal on külje peal keskel selle nii-öelda ümarakna, roosaken, aga ka okulus. Selle all on siis selline paetahvel, mis kujutab mida? Alfa ja omega ja miks nad seal on? Lõpp ja algus, eks ole, et nendel on oma kindel tähendus. Ja teine asi on siis see, et surnu asetseb siin selle, surnu on nüüd küll siiski natuke kõrgemale tõstetud, aga ta las ta olla, sest see on tema ärasaatmise tseremoonia. Ja surnu päitsis on siis üleni klaasaken, te näete, kuidas siit läheb kõik see nii-öelda loodusesse edasi kandumine, mis on siis ka see, et mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama, et see on niisugune see elu ringkäigu tunnetus. Ja selle paearhitektuuri, paefunktsionalismi niisugune võimsam monument on siis Raua tänava Pritsimaja oma kõrge torniga, mille puhul minul on kahju sellest, et see mõned aastad tagasi ära pesti puhtaks, sest minu meelest on ausalt öeldes selle maja esteetikas oluline roll ka sellel, kuidas linna õhus see ümmargune torn, see vooliku kuivatamise torn, kuidas ta on tumenenud. Et nüüd on ta ühtlaselt puhas nagu valmimise järel, aga ta on plass, ta on osa reljeefsust ära kadunud. Ja veel põnev, et kui see metsakalmistu kabel oli ka niisuguste sümmeetriatega, siis kui te vaatate seda põhiplaani, mis on täiesti võõrtahaarne kolmnurk ja kogu see mingi niisuguste stereomeetriliste algvormide juurde niisugune teatud metafüüsilist mõõdet on selles Johansoni arhitektuuris. Kunstihoone, üks 30 aastate sümbol, hooneid Johanson Kuusik koos teinud pika ehituslooga. Siin põhiline probleem on selles, sa teed Vabaduse väljaku äärde mitte tavalist ärimaja, vaid see on kunstihoone. Kuidas sa saad selle panna eristuma tavalistest äri- ja eluhoonetest? Ja siin see nutt ja nipp on siis see, et siin on need aknad keskelt selliseks raamiga toodud, uue moodsa võttena on seina peal klaastahvlid akende vahel, nii et kõik tundub kokku. Üks võimalik viis seda fassaadi lugeda on siis see, et see geomeetriliselt abstraktne pilt vahel. Aga vaevalt, et arhitektid nii mõtlesid ise, aga see on üks võimalik viis seda lugeda ja ütleme veel, et moodne arhitektuur sellist sümmeetrilisi skulptuure, mis siit pildilt on veel praegu puudu, need olid paar aastat hiljem, ette ei näeks,
aga selleks, et rõhutada seda kunstipärasust, siis see sinna ka tuli, kuigi ütleme, et minu silmis on meil põhjused ka veel proosalisemad, see on kulka rahadega ehitatud maja, kulkas skulptorid tahtsid ka saada tellimust ja sellepärast tulid kuju. Nüüd tegelikult loomulikult moodsas arhitektuuris osa kõige efektsemaid projekte jääb ellu viimata ja siin te näete siis Balti-Saksa arhitekti Konstantin Pöölaud, kes oli kindlasti baltisakslane, aga kõige targem teedeministeeriumi ametnik, mees, kellest ei ole veel korralikult uuritud, kuid kes kindlasti vääriks 30 aastat ühe kõige olulisema ideoloogina põhjalikumat tähelepanu. Tema üks huvitavamaid projekte. Tegelikult, kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis ma ei näita teile maja teist külge, sest see on pettumust valmistav. Aga siitpoolt külje pealt, mere poolt vaadates see Pärnu rannahotelli võistlusprojekt oma kärjelisuses on kindlasti kõige ägedam ja huvitavatest aastatest võtta on. Valmis ehitati siis maja Swansea ja Siinmaa projekti järgi, oli efektselt ümber jalutatav, kui siin on rand, siis majast saab igalt küljelt ümber, mis oli väga tähtis rannahotelli puhul. Näete, siin on ka müür ja selle taga on autod, see on siis see õu siin. Siin on ka autojuhtide korterid, sest toona oli veel ikkagi inimesed käisid loomulikult ja sõitsid Pärnusse autojuhiga, kes see siis ise roolis on, see tundus toona nagu, ilma kutsavita lähed, eks ole. Veel nõukogude ajal oli ju igal ülemusel autojuht, et see on ikka, et autojuhti enam ei ole, ega üks ise sõidab, on suhteliselt uus ilming alles. Mere poole vaates on tal siis äge see vanna, ütleme, laeva esteetikat meenutav, aurikut meenutav kesktrakt, ja igal toal kangaga, triibulise kangaga eristatult need väikesed rõdud, uhkelt lahti käivad aknaraamid, metallaknaraam, oli väga eriline, ja samas jälle see 30 aastate teine pool, meil on interjööris ka selliseid pehmendavaid võtteid, dekoratiivsust natukene, aga see ka siin ma armastan ja siin ma võttis rahvuslikku teemat väga tõsiselt, kuigi seda on siin ainult näpu otsaga. Rohkem leiab rahvuslikku teemat Pärnu rannakohviku interjööris, mis oli aga 30 aastate betoonarhitektuuri kõige suurem saavutus, eriti äge ja Pärnule sümbollik on siis see rannahoone seenrõdu. Seda maja ehitati teadlikult 39. aastal selleks, et kui 40 on Helsingis olümpiamängud, siis kogu Euroopa sõidab olümpiamängudele läbi Pärnu, nad peavad saama tee peal kultuurselt ujumas käia ja süüa ja selleks oli neid maju sinna tee peale vaja. Aga paraku hakkas sõda ja olümpiamängud Helsingis olid ju alles 1952. Aga see seenrõdu on selles mõttes ka tore, et ta minu meelest niisugune, mulle meeldib tema polüfunktsionaalsus, et ühtepidi loomulikult te võite öelda, et mis see rand siis on, kus niisugune, eestikeelsest õiget vastet ei ole, aga meat market öeldakse selle kohta, eks ole, kus noored ja ilusad teineteist siis vaatavad, aga see on siis mõeldud niimoodi, et need noored ja ilusad piidlevad teineteist siin üleval, aga all seal on vanainimestele varju pakutud. Et selles mõttes rannas leiab iga üks arhitekt on osanud igale earühmale rannas koha leida. Ja eriti äge on selle maja sisemine struktuur, kus me siis näeme, et ta on tõeline niisugune päikese kummardajate katedraal, eriti vahva on see lõige, näete, ta on maa poole ühekorruseline, läbi selle kohvikusaali see betoon on niisugune kaldkatusega, mis on toona väga uus ja moodne võte, et siin on nagu päikese võtmiseks 2 rõdu mere poole ja maa poole jääb siis alles ainult 1 korrus. Ja nüüd jõuame selleni, et ka 30 aastate lõpu see riik, et see on Pätsi ideoloogia, et me oleme nii palju saavutanud, me oleme nii tublid, me peame selle kõik ka ilusalt representeerima, me peame olema esinduslikud. Ja siin me näemegi siis seda, et Päts, kes oli, see ei olnud algselt Pätsi idee, aga ta oli sellest kogu väga huvitatud, et Kadrioru lossist peksti 29 välja kunstimuuseum ja see tehti riigivanema
residentsiks. Esimene riigivanem oli seal küll sees sotsiaaldemokraat Otto Strandman, aga pärast just enne riigipööret, just riigipöörde paiku käsutas Päts selle ära, et see valmis sai ja tegi siis Kadrioru lossist oma residentsi. Muinsuskaitse ei lubanud tal seda barokset anfilaadi kontoriteks ümber ehitada ja tal tegelikult jäi Kadrioru lossis ka seltskondlikel üritustel ruumi üle, tal oli natuke see probleem, aga samas tal kontorit polnud kuskil panna, mistõttu siis riik ehitas Pätsile sinna taha sümmeetriliselt telje peale Kotli projekti järgi kantselei hoone, kus siis siin üleval on, see on presidendi kabinet ja nendes taganevates tiibades, kus praegu oli siis nii-öelda meie uue Eesti presidendid on siin elanud, aga tegelikult see oli siis kantselei ülema ja see siin autojuhi korter. Nii et uues Eesti Vabariigis on see, et vana Eesti Vabariigi presidendi kantselei ülema korter pluss autojuhi korter võrdub Eesti Vabariigi presidendi korter. Seal sees oli siis ka niisugust tõeliselt luksuslikku interjöör, üleval näete Kotli projekti ja all Wunderlichi projektide järgi uudses mööblis teostatud sellist kõige kallimat esindusmööblit, mis meil Eestis üldse on ja seina peale oli mõeldud siis konkursi võitnud Arne Mõttuse vaip, mida ei jõutud valmis kududa ja see, mida te pildil näete, on vaibakartong, millega proovitakse tema sobivust. Ja mõnes mõttes niisugune sümboolne on siis tegelikult Kuusik, kellele meeldis 30 aastatel kõige rohkem see niisugune, ta oli kõige vähem olnud hingelt modernist, nagu tal on see kuulus väljend ju ka, mis ta oma mälestus on, et kui ta alguses vaatas Saksa ajakirjades neid täiesti moodsaid maju, siis ta tundis nagu ilusa looma nülitud laip. Et see oli tema võrdlus moodsa arhitektuurikoda, tema ikka tahtis, et peab nüüd ornamenti ja kõike peab peal olema ja talle see 30 aastate lõpp seetõttu väga istus ja ka Stalini aeg seetõttu, kuigi ta poliitiliselt sellel vabadussõja, vabadusristi kavalerina talle muidugi ei meeldinud. Aga siin me siis näeme, kuidas sellisest ka Itaalia renessanssist inspireerituna on tal siis sõjaväekalmistu värava ehitus. Ja kõige lõpuks siis näide, et see jõudis ka niisugusesse kvaliteet 30 aastate lõpu elamuarhitektuuri, kus sellised jõukama keskklassi korterelamutes näete, et on Dolomiidist, Vasalemma marmorist fassaad, kus siis on tavalised kivid, vahelduvad poleeritud kividega nende raamistuste sees. Need raamistused oleksid nagu, ühtepidi nad on nagu mingid aardekoolikud või ka modernistlikud, aga teistpidi, kuna nad on vertikaalsed, siis nad võivad olla ju nagu sellised sambakesed natukene. Miski hammasfriis on siin karniisi all, alumine korrus, äride korrus on küll jah, puha klaas ja kumev klaas väga kallis sellisena ja poleeritud must graniit, aga samas see tumedus loob ka niisuguse jällegi Itaalia renessansi tagasiulatuva motiivi, et see niisugune esinduslik pärandist otsiv klassikaliste stiilidega niisugust dekoor, see on Pätsi ajale iseloomulik. Samas, kui te vaatate neid kortereid, 30 aastate lõpu kõige paremad korterid. Pole ime, et nõukogudeaegsed punavanad selle maja kõik endale võtsid. Aitäh! No nii, suur aitäh. Ma usun, et kõik võisid taaskord veenduda Mardi eriomases oskuses maju ellu äratada oma lugudega. Meie nii-öelda formaat näeb ette nüüd väikest sellist küsimuste-vastuste vooru või ütleme väikest vestlusvooru ja alustuseks oleks mul endal mõned küsimused ja loodetavasti on siis ka publikul sinult midagi pärida. Aga ma ei tea, äkki on mugavam istuda või? Kuidas teile ette nähtud? Sa alustasid üsna ootuspäraselt ju sellise 20. aastate alguse Riigikogu hoone ja Pelgulinna selliste elamuühistute, kooperatiivide ja samuti omaaegse sellise sotsiaalehitusega ja mind on alati hämmastanud, et Eesti Vabariik oma kõige esimestel aastatel suutis niivõrd
muljetavaldava elamuehitusprogrammi tegelikult läbi viia ja kõigi nende elamuehituslaenude abil selline kvaliteetne hüpe või selline hüpe tegelikult elamuehituse kvaliteedis saavutada. Et kui me võrdleme, mõnes mõttes on väga lihtne ja loogiline võrrelda esimest Eesti Vabariiki ja teise uue iseseisvuse aja algust, et kus teadupärast siiamaani sellist sotsiaalehitust ja avaliku sektori sellist huvi elamuehituse ja üldse avaliku ühiskondliku hoonestuse vastu ei ole tekkinud, et millest sa arvad, kuidas see nagu tuli või millest selline valgustuslik periood see 20. aastad Eesti arhitektuuris olid? No see põhimõtteline erinevus uue Eesti ajaga 90-ndatel on see, et kui uus Eesti aeg oli nii-öelda kommunistliku ühiskonna täielik eitamine, kõige vasakpoolsuse täielik põlgamine ja püüd olla nii parempoolne kui võimalik, siis loomulikult selles ei olnud kohta sotsiaalehitusele. See toonane maailm, 90 aastate Eesti ühiskonna maailmapilti see lihtsalt ei mahtunud. Ja me näeme, kuidas praegugi parempoolsed poliitikud mõnitavad Urve Palot tema üürimajade programmiga, kusjuures ma kohati olen sellega nõus, selles mõttes, et ma näiteks tõesti arvan, et ei ole mingit mõtet ehitada väljaspool Tallinnat uusi maju, aga samas ma olen täiesti nõus sellega, et on mõtet riiklikku raha kulutada väikelinnades olemasolevate, kesklinnades oleva vanema hoonestuse rekonstrueerimiseks, et kui need riigiametnikud nüüd saadetakse väikelinnadesse, siis miks nad peaksid elama kuskil või miks peaks neil uued majad ehitama, sest nende elanike arv väikelinnades kahaneb meeletu kiirusega. Loomulikult tuleks selle raha eest korda teha, nendele rekonstrueerida vanem väärtuslik muinsuskaitsealadel paiknev ehitussubstants. Aga Eesti ajal oli asi ju selles, et seal oli ju Eesti vastupidine. Tsaari nii-öelda suhteliselt sotsiaalselt alaarenenud Tsaari Venemaast hüpati, tehti meeletu hüpe vasakpoolsusesse, kogu 20. aastate Lääne-Euroopa, esimese maailmasõja järgne Lääne-Euroopa on meeletu pööre vasakule. Demokraatia poole, võrdsuse poole, see on tegelikult seda heaolu ühiskonda, mida Lääne-Euroopa riigid pärast teist maailma sõda üles ehitasid, ilma 20 aastate nii-öelda vasakpoolsuseta ei oleks olnud võimalik. Nii et see on väga otsene selline võimu ja arhitektuuri suhe ja seos, mida saab lugeda välja nii 20. aastatest kui ka nüüd uue iseseisvuse aja perioodist. Jah, aga see 20 aastatel on see, et ma nagu tunnen, et paljud mu enda põlvkonna ajaloolased, kes on Eesti Vabariigist kirjutanud, neile meeldib nii, nad on kimpus sellega. Nad ei taha näidata Eesti Vabariiki nii vasakpoolsena. Et see esimene Eesti Vabariik on oma olemuselt väga vasakpoolne. Ja ausalt öeldes see maareform, millega Balti-Saksa mõisnikelt maa ära võeti ja vabadussõjas osalenud Eesti talupoegadele taludeks jaotati, mis mul nagu teemana praegu siia lihtsalt ei mahtunud tänasesse loengusse, aga et seda ju peetakse ikkagi rahvusvaheliselt üheks väheseks suhteliselt või äärmusvasakpoolseks maareformiks, mis on edukalt läbi viidud maailmas. Ja selle legitiimsuse üle nii-öelda lääne politoloogid või mitte lääne tänapäeval, üldse nii-öelda politoloogia selle maareformi legitiimsuse üle arutatakse siiamaale, sest see on nii-öelda rahvusvahelise õiguse seisukohalt üks väga erandlik nähtus, mis Eestis läbi viidi. Võib-olla veel selliseid sildu ehitada siis esimese Eesti Vabariigi aegse ja siis kaasaega tulla. Arhitekti roll ja arhitekti kuvand, et esimese Eesti Vabariigi aegne arhitektkond on, muidugi me teame teda piltide ja arhiividokumentide järgi, on see Eesti Arhitektide Ühing oli selline härrasmeeste klubi mõnekümne inimesega, mõnekümne arhitektiga. 80. aastatel sinu enda sellise, kui sa hakkasid kirjutama ja tegutsema, oli arhitekti kuvand väga paljus mõjutatud Tallinna kooli ja toonaste selliste noorte ägedate arhitektide tegevusest, arhitektist kui kunstnikust, kui sellisest müüdiloojast, kui vastandujast sellisele nõukogudele massiehitusele.
tänapäeval jälle on arhitektuur midagi hästi praktilist ja arhitektid on ümbritsetud kõikvõimalikest normidest ja sellistest tehnilistest piirangutest, et kuidas sina näed tänast arhitekti rolli või on sul kuidagi kahju või kahju võib-olla ei ole õige öelda, aga et on minetatud selline ehituskunstniku roll, mis tal kunagi oli? Tead, jällegi, et minu arhitektuurist arusaam on kasvanud Eesti-aegse arhitektuurist arusaama alusel ja seal ei olnud ka seda arhitekti vastandunud ühiskonnale. Et selles mõttes tänapäevane ja Eesti-aegne on suhteliselt sarnased, et pigem see Tallinna kooli kultiveeritud vastanduv arhitekt, kunstnik on palju erilisem, unikaalsem ja võib-olla põnevam ja erandlikum. Aga kuidas sa näed siin kriitiku rolli, olles ka ise olnud väga aktiivne kirjutaja ja siiamaani oled aktiivne kirjutaja arhitektuurist, et viimased 15-20 aastat on ju arhitekti ja arhitektuuri väga palju tümitatud, et kõik halb on enamasti väga lihtne nende kraesse ajada. Et kus ja mis siin on tegelikult arhitektuurist kirjutajate roll, et kas seda samamoodi kaasa tümitada või arhitekti kuvandit kuidagi toetada? Mina arvan, et arhitektuurikriitik peab olema sõltumatu. Ja arhitektuurikriitik, kui nõukogude ajal oli kriitik pidi olema, nagu ka kunstikriitik, olema nii-öelda võimude poolt tagakiusatud arhitekti toetaja. Aga tänapäeval, kus arhitekt on selgelt turuosaline, siis ma arvan, et selline sõltumatu arhitektuurikriitik ei saa tegeleda arhitekti toetamisega. Ta peab nagu Kas kriitik hakkab üldse kaduma, et meedia on nii palju muutunud, ta on palju pildikesksemaks muutunud, ta on palju liikuva pildikesksemaks muutunud, on orienteeritud väga sellisele lühikesele ja lühidale sõnumile. Et kas sa näed siin üldse sellist distsipliini teatud kadumist üldse? No, peaks pime olema, kes seda näinud ei ole. Et seda enam ma imetlen Karl Taagi, kes viimse mohikaanlasena püüab Eesti arhitektuurikriitikat üleval hoida ja seda väsimatult kirjutab. Et me näeme, kuidas mõnes mõttes oli arhitektuurikriitika kuldaeg 20 aastat tagasi. Et siis, kui nii-öelda 90 aastate teisel poolel hakkasid esimesed majad kerkima ja ühiskond tahtis arhitektuurikriitikute käest teada saada, kas on hästi või halvasti, kas see õnnestus või ei õnnestunud. Rohkem kui arhitektid värisesid omanikud, sest nemad olid silmitsi uue situatsiooniga. Nad panevad tohutu raha sinna alla, kas see õnnestub või mitte. Ja neil oli kuidagi veel toona vanast ajast, nagu vanast Euroopast usk sellesse, et kriitik on kohtunik, kes ütles, kas nagu teatris, et kas kukkus läbi etendus või läks korda. Ja nad kõik nagu uskusid ja lootsid ja tahtsid seda teada saada. Aga siis, kui nagu aeg läks edasi ja tuli välja, et üldse, et raha see ei mõjuta, mis see kriitik ütles. Et sa saad üüripinnad välja üürida ikka kõrge rahaga, et nad said nagu aru, et see on ükskõik, mis see kriitik räägib. Et tegelikult on tähtis hoida oma plaanid salajas, et need kriitikud ei hakkaks ette seal solkima ja sonkima midagi vahele, et tuleb lihtsalt saada ruttu kärakas püsti ja papp tuleb ja üldiselt keegi ei kobise. Ja kui kobisevad, siis karavan läheb edasi. Ja selles mõttes sellises olukorras ei ole nagu arhitektuurikriitikat enam kellelgi vaja ja arhitektuurikriitika on nagu mingi nagu tagantjärgi targutamine. Ta ei suuda mõjutada enam protsesse. Kuigi teine asi on see, et ega siis näiteks
kirjanduskriitika tegeleb ka, vabandust, väga valmis kirjutatud romaani või kirjandusteose uurimisega ja ta ei suuda seda protsessi mõjutada. Aga seda ei peeta, seda arhitektuurikriitiku mõtet see on kitsas intellektuaalne ringkond, kes kaasa mõtleb ja kes muidugi ma ei taha öelda, et arhitektuurikriitika oleks publikum täiesti ära kadunud, aga ütleme nii, et omanikke, ehitajaid ja laia avalikkust see suhteliselt enam ei huvita, aga sama lai ring, kui näiteks on muusikakriitikal või kirjanduskriitikal või kunstikriitikal, on arhitektuurikriitikal ikka olemas ja selge on see, et see on intellektuaalne eliit, mis ka meil nüüd Eestist ikkagi kuhugi kadunud ei ole ja tema naudib, mõtleb kaasa ja arutab ja tegelikult see kriitika ikkagi ka näiteks arhitektkonna sisemist hierarhiat loomulikult kujundab. Me anname mikrofoni ka. Palun mikrofoni. Raamaturiiulisse panemine, see on nüüd igaühe oma asi, eks ju, aga need seisavad seal linnaruumis püsti, need kolemajad, hakkad Feelmani tänavat pidi minema, mis on ilus pikk tänav, eks ju, Tallinnas, jõuad Kadriorgu sinna lõppu ja see, mis sinna ikka viimasel ajal tehtud on, et peaks mingi roll olema, et äkki siis sellel arhitektuuri peal, kui te tahate arhitektuurikriitikast rääkida, et need peaks nagu kasvatama nagu seda tellijat kui klienti, et see on loll, see ei ole arhitekt. Aga raha on nagu olemas, raha ei ole ju maailmast ära kadunud. See peaks nagu töötama ikkagi nii, et see mingi koolituslik või kasvatuslik moment on siin nagu ka sees, et vastasel juhul me vahimegi neid kolemajasid, eks ju. Ja need ei anna riiulisse panna, et need seisavad seal 10 aastaid ja rohkemgi veel, eks ju, et kuskil peaks tulema nagu see mingisugune missioonitunne või midagi sellist. On see teie akadeemial olemas? Teie kasvatate neid arhitekte, kes neid sinna ehitavad, eks ju. Ja ei saa ju ka öelda, et klient on ainult süüdi, et tema on selle tellinud, eks ju, aga teie omad panevad neid püsti mõõku, et äkki peaks nad välja saatma kuhugi mujale, et nagu see Bauhaus, et me rääkisime 30. aastatest, hästi huvitav periood, et küllap nad käisid ja küllap nad kopeerisid, eks ju, aga ma ei tea, täna need hoidab ainult Eesti lolli klienti või? Ei, need kindlasti ju, esiteks kõik käivad väljas, üheski kunstikoolist ei lasta välja ainult geeniusi, see on kunstikooli eripära, et igas kunstikoolis, et lõviosa lõpetajaid ei ole geeniused, aga oma tööd nad oskavad ikkagi kõik teha ja kasvatuslik moment on kirjutamisel ka ja olemas ja alati olemas, aga minu silmis nagu keskne probleem on seal hoopis see, et niisuguses kaasaegses maailmas ei ole enam ühest aru saama sellest, mis on kolemaja. Et tähendab, maitseotsustuse, pilt on sedavõrd fragmenteerunud, demokratiseerunud, et on väga palju erinevaid viise, kuidas teha arhitektuuri. Osa inimesi, näiteks ma olen puutunud kokku sellega, et näiteks venelaste silmis on uus klaasist seintega maja on põhimõtteliselt kole maja. Selle nimetus on vene keeles stekliaška. See on klaaskast ja see on oma olemuselt kole. Kas me tõesti tahame öelda, et oma olemuselt klaaskast on kole? Klaaskasti võib teha vähem või rohkem huvitavalt igat moodi, ta ei ole oma olemuselt kole maja, eks ole. Aga loomulikult on see, et kas sellele kohale, kuidas lahendada, sõltub arhitekti meisterlikkusest ja loomulikult on arhitektide vahel kvaliteedivahed, et seda ei saa keegi eitada. Aga ja kindlasti on nüüd arhitektide vahel ka see vahed, et keegi ei heida kliendile seda, et ta tahab saada oma kundilt maksimumi. Aga nüüd, mida ta nõuab arhitektilt? Et siin on nüüd see, et kes arhitektist kui palju kui vastutulelik on. Kas arhitekt on sirgeseljaline ja ütleb, et ehkki teil on ehitusõigust, et te võite siia teha väga kõrge maja, sest lihtsalt planeering on nii totter, aga ma ütlen teile, et siia üle 6 korruse ei saa teha ja ma ei projekteeri teile kõrgemat. Siis selle peale läheb tellija ja leiab selle, kus lihtsalt aiaauk on suurem, et need bürood on ju olemas. Ja mingil määral ta ka täiesti toimib, aga ütleme nii, et neil kõigil on arenguruumi.
Võib-olla veel sinu kui sellise ka aktiivse pärandiloolase ja ka muinsuskaitsega tegeleva inimese käest küsida. Ma leidsin 2 aasta tagusest Õhtulehest, kui Mart sai Kunstiakadeemia rektoriks, siis oled sa öelnud, minu kui teadlase jaoks on oluline protsesse mõista, mitte hukka ega õigeks mõista, nagu me ka praegu kuulsime. Muidugi mõnda lolli ümberehitust või mõisa plastaknaid nähes kihvatab kuskil sees, aga alati on ka seal oma loogika, et omanik sai selle maja kätte ja tal oli just nii palju raha ja mõistust. Mis me siis teha saame, kui kumbagi rohkem pole? On elatud elu arhitektuuri ajaloolase Mart Kalmu mõistvamaks ja leplikumaks muutnud. On see nii? Oled sa muutunud mõistvamaks ja leplikumaks võrreldes 90. aastatega, kus tegelikult seda mahatõmbamist oli hirmus palju ja võib-olla sellist ajaloolist teadmist veel väga palju vähem? Kuidas see ütlemine on, et kes 20-selt ei ole kommunist, on südametu inimene ja kes 50-selt ikka kommunist on? Ma ei mäleta, kes see siis sellega oli. Rumal inimene võib-olla. Siin ei saa ka jätta küsimata sinu arvamust linnahalli kohta, et kes selle olukorra eest praegu võiks nagu vastutada ja kas huvitaval kombel on selle hoone ümber käivasse poleemikasse väga aktiivselt sekkunud ka arhitekt Raine Karp ise, et kas Raine Karbil on õigus, et tegelikult pole selle maja taastamisel mõtet? Milline on sinu seisukoht? Tähendab, me ju kõik teame, mis asi on autori surm. Et sellest esseest me ikkagi mööda ei saa, et pärast teose valmimist on enam autor ei puutu asjasse. Enamasti need juhtumid, kus nüüd uuel ajal on arhitekt oma vana asja saanud parandama hakata, on olnud suhteliselt katastroofilised. Ja ma tean, et Raine Karbil on veider seisukoht, et tema autoriõigus on ainult joonistel ja tema jooniste järgi ei tohi uut maja ehitada, aga olemasolevat maja võib omanik lõputult muuta, aga pärast seda, kui autori projekti järgi maja on valmis saanud, hakkab ta elama uut elu tema kasutajate jaoks, nende jaoks, kes me linnapildis vaatame ja tajume seda ja nemad on kehtestanud sellele majale uued režiimid nagu muinsuskaitse, kes ütleb, et see maja on väärtus sellisena, nagu ta omal ajal tehti ja sellisel juhul ei ole autoril ka õigust teda ennast enam muuta. Mul muideks Raine Karbi puhul on jube kahju sellest, et üks minu lemmikmaju, mis ta omal ajal tegi, tipispordihoone Mustamäel, et ta ise ehitas selle 20 aastat tagasi kuskil sajandi vahetusel ümber, rikkus kõik ära. Praegu on ta täiesti mõttetu kast ja ta oli enne, ta oli küll maha pandud Arne Jakobsoni pealt, aga ta oli šikk maja. Ta oli šikk maja tõesti. Ja nüüd on ta täiesti nagu mingisugune juurvilja hulgiladu näeb välja kaugelt. Nii et linnahallil hea tahte ja piisava raha olemasolu korral... Ei, loomulikult on ta ju, ta on ju riiklik mälestis, riikliku mälestise selged reeglid, mida seal saab teha ja mida arhitekt sellest arvab, ei ole tähtis. Selles mõttes, et see maja... Isegi kui see on nagu praktiline mõnes mõttes see tema arvamus, et seda ehitasid vangid ja see... Aga suurt osa nõukogude asju on. Enamik nõukogude aegseid maju on ehitatud... ebakvaliteetsetest materjalidest, ebakvaliteetselt ja peaks kõik mingil hetkel kokku kukkuma. Kas see tähendab seda, et ratsionaalne oleks sellisel juhul buldooseriga järjest kogu nõukogude aegne ehituspärand likvideerida, nagu maha on võetud kõik Lenini monumendid ja teha nägu, et seda 50 aastat pole olemas olnudki? Kas see on nagu niisuguse ajaloolise järjepidevuse seisukohalt õige? Meil ju peaks ikkagi olema ka säilima see kihistus, meil on kõigil, vanematel inimestel siin, meil on mälestusi sellest ajast, need on majad, mis on meid kujundanud, me oleme nendes käinud, nendes olnud, need on üks osa meie taju maailmast, nad on meie identiteedi loojad. Absoluutselt. Kindlasti on publiku hulgas veel kommentaare, küsimusi, arvamusavaldusi. Palun, mikrofon on teie.
suur publik, keegi ei julge, haruldane võimalus küsida Mart Kalult küsimusi. Ma küsin ise ühe siis, et siin oli korraks jutuks Konstantin Pöölau tegevus. Minu erialase tausta tõttu võib olla selline küsimus, et millised teemad on 2- ja 30-ndate arhitektuuris uurimata? Kohati jääb mulje, et kõik on juba ära kirjutatud ja uuritud. Ei ole, kõik on läbi kirjutamata, kuskilt on tekil tõstetud ja teine asi on see, et asja on vaja ümber kirjutada. Et meil juba sinuga on terve ju põlvkond vahet, eks ole. Et sa tajud asju teistmoodi, praegu peale kasvavad uued uurijad, noored, nad peaks vaatama juba 3. moodi. Et mina olen loonud omal ajal mingid käsitlused, kus ma enda meelest korrigeerisin Gensi. Ma ei tahtnud talle kunagi otseselt vastanduda, aga ta ei öelnud ka midagi niisugust, millele oleks pidanud vastanduma. Ta oli nii palju kirjeldav lihtsalt. Aga kindlasti on võimalik teisi asju väärtustada, teisi asju näha. Ütleme nii, et võib-olla küll tõesti arhiividest on koor riisutud, aga tegelikult võib sealt veel igasugust huvitavat kraami tulla välja. Ja ma arvan, et ütleme, mingid niisugused minu loodud mõttekonstruktsioonid on hõlpsasti vaidlustatavad. Neid asju saab vaadata teistmoodi ja teistpidi ja peabki vaatama ja ümber mõtestama. Aga natuke konkreetsemalt, mis teemad sulle endal tunduvad, et on? Ei head, aga vaata, ma olen nagu selle maailma ühtemoodi enda jaoks loonud, eks ole. Et ma olen seda, mille ma olen osanud katta, eks ole. Aga nii palju, kas elementaarsed asjad, on terve rida isiksusi, kes on korralikult läbi kirjutamata. Soans on korralikult läbi kirjutamata. See, mis muuseumis oli kunagi, Soansi näitus oli suhteliselt pealiskaudne. Isiksusena see sama Pöölau. Niisuguseid väiksemaid isiksusi on veel põhjalikult, meil pole ka Johansonist monograafiat, eks ole, mis oleks tegelikult, ma natuke tunnen, et see on mingi minu võlg, et ma nagu enne ei tohi ära suura, kui selle peaks nagu valmis kirjutama. Aga seal on nii lõputult paljud, mis on tegemata. Seesama, et sinul on olnud huvi selle inseneri poole vastu. Erakordselt huvitav ja põnev. Ma arvan, et meie insenerid oleks olnud palju paremad kui arhitektid, kuna nad ühel tasemel olid, aga seda aspekti ei ole vaadatud. See, et Maris on vaadanud seda betooni asja, on mu meelest väga äge. Ja see ei ole nii, et mina nüüd ütlen, et vaat see on uurimata, tehke seda, vaid iga uurija leiab oma uurimisobjekti ise. See on ju niisugune kunstiteaduse alusprintsiip, et see uurija kujundab endale uurimisobjekti. Selge. Ma ei arenda seda siinkohal edasi. Tegelikult veel annaks võimaluse. Kas on tekkinud mõni küsimus publikule? Mart Kalmule kui EKA rektorile küsimusi? Uue hoone kohta? Tere, härra Mart Kalm. Et Riigikogu ehitamise juures mainisite, et eestlasel pole sellist oma stiili. Et kas siis jugendstiili eestlased omaks ei võtnud? Või kas siis oli 20-ndatel see nii moest väljas? Mõlemat. Kindlasti see ei olnud... Meil ei ole ju nii palju nii ilusat juugendit ja meil ei ole ühtegi oma arhitekti, kes oleks olnud niisugune selge juugendi, et kui nagu niisugune esimene oma arhitekt on, eks ole, Purman 10-ndatel aastatel ja seal natuke on juugendit sees, aga see ei ole ju puhas juugend, et see on nagu pigem niisugune vahvusromantism ja uusklassitsism ja ta paneb seda kõike ja segab kokku. Et tema on nagu see, et vaat siis Laikmaa kirjutab Tallinna eestlastele, et nüüd tellige oma projektid, meie oma Lindgren on saabunud nagu soomlase armas Lindgreni eeskujul, eks ole, et Purman täidab seda rolli, aga enne seda, mis juugend on, see on nii juhuslik ja nipet-näpet on seda niisugust vedelat vormi siin ja seal, aga see ei olnud midagi, mis oleks niisugune eestlastele identiteeti loonud, jah. Palju on ka baltisakslaste tehtud just juugendit, jah. Jaa, absoluutselt teine asi. Täpselt nii nagu ütlen ka Soomes, eks ole, see rahvusromantiline juugend, et lõpuks esimest korda Helsingi börsil saavad sajandi vahetusel uue põlvkonna soomlased rikkaks, nad saavad börsil raha ja selle eest ehitavad Kadaja Nokkal endale need majad, kandivad selle kinnisvarra. Ilma börsita lätlaste tõus Riias on oma suure maja ehitamine, see sattus juugendi periood, ütleme, see on üldnimetaja, et Janis Krastins nimetab seda kõike juugendiks, aga nad ehitavad seal Soome pärast rahvusromantismi, seal on täiesti uus klassitsismi, seal on palju erinevaid stiile, aga võib-olla jah, juugendid kõige rohkem.
aga see on selge, kus lätlased, kus oleks sajandi alguse Riias selle maja ehitamisega, siit me lätlased tuleme. nii, viimane võimalus veel, enne kui ma annan Triin Ojarile mikrofoni, et otsad kokku tõmmata. Tundub, et ei ole. Võib-olla siia tahaks lõppu küsida, et mis su enda järgmine selline erialane väljakutse on või millega sa tegelikult tahaksid, millest sa tahaksid kirjutada või selline mõttes on või juba arvutis midagi on? Täna hommikul ma mõtlesin veel ühe niisuguse raamatu peale, mida võiks kirjutada, aga ma tean seda, et oma praeguses ametis ma ainult kaugenen sellest, kuigi ma eelmisel talvel hambad ristis kirjutasin ühe raamatu, mis peaks tulema kevadel välja uue aasta alguses. Aga ma tean seda, et oma praeguses ametis tegelikult hästi kirjutada lihtsalt ei ole võimalik. Aga mis raamat see ikkagi oli? Mis ma kirjutasin või? Ei, mis sul oli plaanis täna hommikul Ai, see on liiga toores mõtet seda välja öelda. Ootame siis mõned aastad veel. Jah. Igal juhul suur aitäh Mart Kalmule, meil oli meie siis Elava ruumi loengusarjas oli külas kahtlemata Eesti kõige populaarsem arhitektuuriajaloolane. See loengusari läheb edasi, järgmiseks esinejaks on samuti arhitektuuriajaloolane ja muinsuskaitsja Henri Kuningas, nii et jälgige infot, olete teretulnud tagasi kindlasti ja loengusari jätkub kuni kevadeni. Aga suur tänu ja aplaus veel kord Mardile!